Tere päevast ja tere tulemast kuulama ja vaatama Nähtamatute loomade üritust, kus me tutvustame värskelt valminud raportit Eesti toidusektori üleminekust puurivabade kanade munade kasutamisele. Oleme Nähtamatutes loomades selle raporti avalikustamist ja tänast üritust oodanud juba mõnda aega ja suur rõõm on järgneva 2 tunni jooksul jagada siis mõtteid esiteks sellest värskelt valminud raportist ja teiseks oleme kokku kutsunud targad helged pead meie koostööpartnerite hulgast, kellega siis koos mõtestada seda, mis Eesti toidusektoris hetkel on toimumas, mis puudutab loomade heaolu ja täpsemalt siis üleminekut puuris peetavate kanade munade kasutamiselt puurivabade kanade munade kasutamisele. Olles 4,5 aastat Nähtamatutes loomades eest vedanud seda hästi olulist loomade heaolu teemat puudutavat algatust, et munad pärineks vabapidamissüsteemidest ja ükski tundevõimeline lind ei peaks oma elu veetma kitsas traatpuuris, on meil suur rõõm tõdeda ja näha, et vastutustundliku ettevõtluse üha olulisemaks osaks saab ka loomade heaolu. Oleme ühiskonnana jõudnud sinna kohta, kus meil on rohkem võhma, rohkem aega, et pöörata tähelepanu ka nendele nõrgematele olenditele ja loomadele, kes siis toiduainetööstuses, kaugetes tööstusfarmides, võib-olla mitte kõige paremates tingimustes elavad ja mõelda selle peale, et mida me saame ühiskonnana teha, et neil ka parem oleks. Kuidas me saame neid aidata? Ja julgen kindlasti loota, lubada ja pakkuda seda, et järgnevad 2 tundi annavad head mõtteainet ja sisendit sellest, kuidas me seda kriitilist probleemi oleme lahendamas ja kuidas me oleme liikumas selle poole, et see loomade kannatus jääks minevikku ja loomade heaolu paraneks. Tänasele üritusele oleme siis, nagu ma mainisin, kokku kutsunud targad inimesed, kes aitavad seda protsessi mõtestada. Ürituse alguses teeb värskelt valminud raportist ettekande Nähtamatute loomade kanade heaolu kampaania juht Mari-Liis Jaik, kes on eest vedanud selle raporti koostamist juba mõnda aega ja pakub väga huvitava sissevaate, et kuidas meil läheb Eesti munatootmise osas, kanade pidamistingimuste osas ja millal siis saame jõuda äkki sinna hetke, kus me saame öelda, et selle probleemi oleme lahendanud. Lisaks esineb ettekandega Rimi, vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Pats, kes räägib siis toidusektori poole pealt rõõmudest ja muredest, mis puudutavad vastutustundlikku ettevõtlust ja olulisi suundi, kuidas jaekaubanduses üleminek puurivabade munade kasutamisele ja müügile on toimumas. Ning kolmandaks esineb vastutustundliku ettevõtluse foorumi tegevjuht Kristiina Esop, kes räägib sellest, kuidas loomade heaolu ja seesama algatus toidusektoris puurivabade munade kasutamisele üleminek on üks osa vastutustundlikust ettevõtlusest. Ja ürituse võtame kokku paneelaruteluga, kus siis tänased esinejad mõtestavad seda trendi, seda tendentsi ja vaatamegi tuleviku poole ja mõtleme selle peale, mida me veel peaks tegema, kuidas me veel tarbijatena või kolmanda sektori organisatsioonidena või toidusektori esindajatena saaks tegutseda selle nimel, et loomade kannatused leeveneksid ja me elaks ühiskonnas, kus kõigi huvid on paremini esindatud. Mina olen Kristiina Mering, Nähtamatute loomade asutaja ja viin tänast üritust siis läbi ja kohtute minuga veelgi esinejate vahepeal ja paneelarutelu modereerimisel. Julgustan kindlasti nii Facebooki laivi kui YouTube'i ülekande vältel oma mõtteid kommentaariumisse kirja panema, küsima küsimusi. Kui vähegi aeg lubab ja vähegi jõuame, siis kaasame nii palju publiku mõtteid tänase ürituse arutellu kui vähegi võimalik.
väga suur rõõm on, et tänase ürituse vastu on suur huvi olnud nii toidusektori erinevate esindajate poolt, nii restoranide, toidutootjate, munatootjate poolt, kui ka näiteks ministeeriumi esindajate ja teiste erialaorganisatsioonide hulgas. Nii et see raport, mis nüüd võtab kokku, kuhu me oleme Eestis praegu jõudnud, eks ju, üleminekuga parema loomade kohtlemise suunas munatootmises, on oluline lävepunkt, eks ju, aga tööd veel jagub. Nii et tänane üritus pakub kindlasti ühelt poolt helgeid noote ja positiivset suunda, mis annab märku sellest, et tasub tegutseda, tasub vaeva näha, sest sellel on tulemused. Sest see aitab leevendada kannatusi, eks ju. Kuid teisalt head tulemused ei tähenda seda, et saab loorberitele puhkama jääda, sest töö jätkub selle nimel, et saaksime ühel hetkel öelda, et neid tundevõimelisi elusolendeid me enam kitsastest traatpuuridest ei pea. Selle probleemi lahendasime ära. Aitäh kõigile, kes on tänast üritust kuulamas ja kaasa mõtlemas ja loodame pakkuda võimalikult põnevat mõtteainet ja sisendit. Ja nüüd kutsuksingi meie esimese tänase esineja, kelleks on Mari-Liis Jaik, Nähtamatute loomade kanade heaolu kampaania juht, korporatiivsuhete koordinaator, kes tutvustab selle põneva raporti peamisi leide ja räägib sellest, kuhu me oleme toidusektoris ja munatootmises jõudnud ja mis on hetkeseis üleminekul puurivabadele munadele. Mari-Liis. Tere kõigile ka minu poolt ja nagu Kristiina juba mainis, siis tutvustan teile siis raportit, mis räägib Eesti toidusektori ettevõtete üleminekust puurivabade kanade munadele. Nagu raporti pealkiri siis ütleb, on tulevik puurivaba. Puurivaba munatootmine on saamas uueks normiks. Tarbijad üle maailma tunnevad üha suurenevat muret farmiloomade elutingimuste ja heaolu üle. Seda näitavad selgelt nii avaliku arvamuse uuringud kui ka ühe laienev puurivabade munade valik poelettidel. Fookus on nüüd eetilisel ja vastutustundlikul ettevõtlusel. Tarbijad soovivad teada, mida teevad need ettevõtted laiemalt ja milline mõju on neil, kelle tooteid nad tarbivad. Loobutakse toodetest, mis tulevad kõige julmematest tootmissüsteemidest. Inimesed ei soovi enam oma rahakotiga toetada selliseid praktikaid, mille tulemusel keegi kannatab. Konkurentsieelise saavad sellises maailmas just eetilised ja vastutustundlikud ettevõtted. 72% Eesti elanikest ei toeta munakanade puuris pidamist. Tarbijateadlikkuse hoogne kasv viis ka eduka Euroopa Liidu ülese kodanikualgatuseni End the Cage Age, millele andis toetava allkirja 1,4 miljonit Euroopa Liidu kodanikku. Selle tulemusena andis Euroopa Komisjon selle aasta suvel teada, et toetab põllumajandusloomade puuris pidamise keelustamist aastaks 2027. Maailma suurimad toidusektori ettevõtted on juba teatanud, et kõrvaldavad tarneahelatest puurisüsteemidest pärinevad munad. Nende ettevõtete seas on tõesti suured nimed, nagu näiteks Nestle, Carrefour, Mondelez International, Hilton, Vapiano, Subway, Compass Group, Aramark, varsti Eesti turule sisenev Lidl ja paljud teised. 40% Eesti jaekettidest ja ligi 100 toidusektori ettevõtet on teatanud, et lõpetavad puurikanade munade kasutamise. Ka siin näeme väga muljetavaldavat nimekirja Eesti suurematest tegijatest. Jaekattidest on liitunud näiteks Rimi, Prisma, Maxima, Stockmann. Teistest toidusektori ettevõtetest Vapiano, Pagarvõtaks, Reval Kondiiter, Carmen Catering, Hestia hotell, Sokos hotell ja paljud teised. Rimis ja Maximas tõusis puurivabade kanade munade osakaal sortimendis eelmisel aastal 50% võrra. Käesoleva aasta oktoobris viisime läbi väikese hinnavõrdluse Rimi, Prisma, Selveri ja Coopi e-poodide sortimentide põhjal.
ja see näitas, et puurikanade ja õrrekanade munade keskmine hinnavahe on 30 senti. Miks me võrdlesime just puurikanade ja õrrekanade munade keskmist hinda? Tuleviku potentsiaali nähakse kõige rohkem just õrrekanade pidamises. Miks siis ikkagi loobutakse puurikanade munadest? Ikka selleks, et pakkuda lindudele kõrgemat heaolu. Aga miks siis on puuris väga halb? Puurikanu peetakse munatööstuses kõige intensiivsemal viisil. Ühe linnu jaoks peab seaduse järgi puuris ruumi olema 750 ruutsentimeetrit ehk umbes A4 paberi suurune traatpõrandaga ala. See võrdlus A4-ga on karm ja vajalik, sest kui me kujutame ette oma peas seda, kuidas peaks kana mahtuma A4 paberilehele, on suhteliselt ilmselge see, et ega ta seal midagi teha küll ei saa. Ja samas tõin ka välja siin selle traatpõranda fakti, sest terve puur on traadist ja ka traatpõrand on see, mille peal kanad seisma peavad ja nad ei saa kunagi toetada ennast kindlana pillane. Puurikanadel on ka liiga vähe ruumi, et tegeleda loomuomase liikumise ja käitumisega. Sellest tuleneb väga paljusid probleeme. Linnud ei saa võtta liivavanne, kasutada erinevaid tasapinda, siblida. Nad ei saa teha selliseid kana asju, millest õige kana elu peaks koosnema. Sellest tulenevalt esineb palju haigusi, sulgede kaotust, luumurde, surma ja isegi kannibalismi. Stressis kanad nokivad teineteist ja tekistavad üksteisele kehavigastusi. Puurikanad ei näe mitte kunagi päikesevalgust ega saa kahjuks tiibu sirutada. Millised on siis need kõrgema heaoluga puurivabad pidamisviisid, mille seast siis vastutustundlikud ja loomasõbralikud ettevõtted ja ka tarbijad oma valikud peaksid langetama? Neid on kokku 3. Nendeks on õrrekanade pidamine, vabalt pidamine ja mahepõllumajanduslikul viisil pidamine. Õrrekanadel on siis võimalik kasutada hoone erinevaid tasapindu, õrsi ja käia põrandal siblimas. Vabalt peetavatel kanadel on lisaks õrrekanade tingimustele veel võimalik kasutada ka kiskjate eest kaitstud väliala. Samuti on sellist väliala võimalik kasutada mahepõllumajanduslikul viisil peetavatel kanadel, kelle siis heaolu on täielikult esile tõstetud siis selles pidamisviisis. Ja nemad saavad ka mahetoitu. Eesti elanikud on väga hästi selle teemaga kaasas ja ei toeta munakanade puurist pidamist. Eelmisel kuul viisime läbi Kantar Emori avaliku arvamuse uuringu ja selle kohaselt saame öelda, et 72% Eesti elanikest munakanade pidamist kitsastes traatpuurides ei toeta. Probleemiks on see, et 53% vastanutest leiab, et vabalt peetavate kanade mune ei ole lihtne poelettidel puurikanade munadest eristada. Siin on kindlasti tegu sellega, et munade pakenditel võiks olla palju selgemad turundustekstid. Targad tarbijad peavad poes siiamaani avama munade karpe ja lugema munade koodi, et saada siis kindlust selles osas, millisest pidamisviisist on munad pärit. 78% Eesti elanikest eelistab süüa just tooteid, mille valmistamisel on kasutatud vabalt peetavate kanade mune. See on kindlasti väga suur impulss just toidusektori tooteid valmistavatele ettevõtetele, restoranidele, kohvikutele, kes kõik kanade mune kasutavad. Eesti elanikud soovivad näha ikkagi kõrgema heaoluga kanade mune, nendest toodetest siis kasutatult. 71% vastanutest arvab, et kaupluses müüdavad tooted peaksid üldiselt olema valmistatud farmiloomade heaolu silmas pidades. 10. septembril käesoleval aastal tõime ühest Eesti suurimast puurikanalast ära 176 kana, kes novembris oleksid läinud hukkamisele. Siin sellel pildil olen mina ühe nende kanadega. Ja siin pildil on ka selgelt näha, et see elu on puurikanales linnule olnud karm. Ta on kaotanud palju sulgi, ta oli üldse natukene apaatne ja nõrk. Siin järgmisel pildil on näha meie tiimiliikmed Kristiina ja Merit ka ühe sellise kanaga. Miks me siis seda aktsiooni ikkagi tegime? Miks me need linnud sealt puurikanalast ära tõime ja uutesse kodudesse paigutasime? Ikka selleks, et tarbijate teadlikkust veelgi tõsta.
ja koostöös siis ettevõtetega ja rääkides ka tarbijatega põrkume me tihti teemaga, et küllap Eestis meil siin on kõik hästi, küllap julm pidamisviis või julmad praktikad farmiloomadega toimuvad kuskil kaugel-kaugel, mitte meil siin kodus. Selle jaoks oligi oluline näidata, et kõik need probleemid, millest me tihti räägime, esinevad kahjuks ka siin. Ja probleem ei ole selles, et puurikanalad kuidagi seadust rikuksid. Probleem on selles, et see seadusega tegelikult lubatud pidamisviis on lihtsalt enam, ei ole ta kooskõlas tarbijate ja ühiskonna suurema teadlikkuse tõusu ja sellega, mida me toetame ja mida me ei toeta. Tarbijatega suheldes räägime me tihti munakoodi lugemisest, kuidas seda teha ja kuidas lugeda seda templit, mis siis kõikide munade peal on. Sellist ühtset munade templisüsteemi kasutatakse kõigis Euroopa Liidu riikides ja seda on tegelikult päris lihtne lugeda, sest silmas tuleb pidada esimest numbrit, mis siis näitab seda, millisest pidamisviisist on muna pärit. Need tähed näitavad riigi nime ja siis sellele järgneb ettevõtte eraldusnumber. Et neid ei pea niimoodi seal pikalt süvenema, aga just see esimene number on see, mille järgi saab kiirelt aru, et millisest pidamisviisist on siis muna pärit. Ka maailm liigub üldiselt puurivaba tootmise suunas. Siin on nüüd erinevad näited erinevatest riikidest. Täielikult on keelustanud kanade puuris pidamise juba Šveits, Austria ja Tšehhi. Ka Ameerika Ühendriikides on kanade puuris pidamine keelustatud 2 osariigis, California ja Michigani osariikides. Uus-Meremaa plaanib kanade puuris pidamise keelustada aastaks 2022, mis on järgmisel aastal, ja Belgia aastaks 2024. Samuti järgmiseks aastaks lähevad Prantsusmaa jaeketid üle puurivabade kanade munade müügile. Ja aastaks 2025 liituvad siis Prantsusmaaga Saksamaa, Poola ja Soome jaeketid. Taanis ja Hollandis on juba kõik supermarketid läinud üle puurivabade kanade munade müügile. See aastaarv 2025 on väga-väga oluline, just kui me räägime munakanade heaolust. See on selline daatum, mille on eesmärgiks võtnud enda jaoks loomakaitseorganisatsioonid üle maailma, kes teevad tööd selle nimel, et just aastaks 2025 läheks toidutööstus üle puurivabade kanade munade kasutamisele toodetes ja ka tarneahelates. Nagu eelpool sai juba mainitud, siis algatusega on liitunud kõik toidutööstuse suurkorporatsioonid. Kordan veel üle nende uhked nimed: Nestle, Unilever, Mondelez International, Hilton, Vapiano, sel aastal liitlus Yum, siis on liitunud veel Subway, Wendy's, McDonald's, Elior Group ja nagu eelnev ka mainitud, siis varsti turule sisenev Lidl, Aldi, Carrefour ja paljud teised. Eestis on sarnase lubaduse andnud 40% jaekettidest ja ligi 100 toidusektori ettevõtet. Siin tuleb siis nüüd täispikk nimekiri algatusega liitujatest. Seda saab hiljem vaadata täpsemalt ka raporti enda seest, aga toon siin jälle välja nimesid. Nagu mainitud, siis jaekettidest on liitunud juba 40%. Nende hulka kuuluvad Rimi, Maxima, Stockmann, Ergiosk ja Circle K. Väikese erandiga ka Prisma, kes siis läheb puurivabadele munadele üle aastaks 2026. Kui me vaatame ka seda restoranide ja kohvikute nimekirja, siis kõik ettevõtted, kellel on plaanis liituda, teid ootab väga kena seltskond ees. Siin on Oko, Oore restoran, Paju Villa, Noa, Põhjala, Burger King, F-hoone, Hell Hunt, Apelsini raudtee, eelmisel nädalal liitus ka Puree ja üleelmisel Kivipaberkäärid. Siin on veel restoran Öö, kõik sellised tõesti Eesti tugevad tegijad. Nii et kutsume kindlasti kõiki kohvikud ja restorane kiiresti liituma. Pagariäridest on algatusega liitunud Reval Kondiiter, Fazer Eesti, Pagar Võtaks, siis ka paljud cateringi ettevõtted ja hotellidest majutustest samuti suured tegijad, näiteks nagu Hiltoni hotell, Telegraaf, Nordic Hotel Forum ja paljud teised.
kuidas siis üldiselt peetakse munakanu Euroopa Liidus? Üldiselt on nii, et 47% Euroopa Liidu kanadest elab kõrgema heaoluga pidamisviisides. Kui seda nüüd võrrelda Eestiga, siis Eestis palju vähem, lausa 1,5 korda vähem. Eestis peetakse kõrgema heaoluga pidamisviisides vaid 18% munakanadest. Ja puurivabadest süsteemidest rakendatakse siis Euroopa Liidus kõige rohkem just õrrekanade pidamist. Ja selles nähakse ka kõige suuremat ülemineku ja tuleviku potentsiaali. Kuidas me siis Eestis mune toodame? Käesoleva aasta andmetel elab Eestis ligi 1 miljon munakana. 82% nendest lindudest elab puuris. Hästi nimekas on see fakt, et puurikanade mune toodetakse Eestis vaid 4 tootmisettevõttes. See tähendab seda, et nendel tootmisettevõtetel on tohutu suur mõju munakanade heaolu üle. Ülejäänud kasvatusviise rakendavad 1272 ettevõtet, millest toodetakse vaid 18% munadest. Täpsustan siin seda, et need 4 suurt tootjad ka vähesel määral peavad kõrgema heaoluga pidamisviisides kanu. Et ei ole päris nii, et ainult need 1272 ettevõtet seda teevad, aga üldiselt ikkagi suures mahus toodavad need 4 kõige suuremat ettevõtet ikkagi puurikanade mune. Võrreldes siis Euroopa Liidu keskmisega peame me Eestis palju rohkem munakanu puurides ja vähem kõrgema heaoluga pidamisviisides. Kõigist Eestis peetavatest kanadest elab kitsestraatpuuris Euroopa Liidu keskmisest 1,5 korda rohkem linde. Euroopa Liidu riikides peetakse puurikanu Eestist rohkem vaid protsentuaalselt Poolas, Portugalis, Slovakkias, Lätis, Leedus ja Maltal. Nüüd räägime natukene ka Eesti munade ekspordist ja impordist. 2 aastat tagasi toimus järsk vähenemine tootmises, eelkõige siis salmonelloosi puhangute tõttu, ja see tõi kaasa munade impordi kasvu. Koorega kanamunade impordist pärines ligi pool Lätist, 1/3 Poolast ja 1/10 Leedust. Munade eksport oli 1200 tonni, mis on viimase 10 aasta kõige madalam ekspordi hulk. Arvestades siis toodangut, importi ja eksporti, on Eesti munadega isevarustatuse tase vaid 51%. Kohaliku puurivaba tootmise arendamises on näha väga suurt potentsiaali. Lähiaastatel saame kindlasti tunnistada puurivabalt peetavate kanade osakaalu kasvu Eestis, mis rahuldab siis tarbijate üha kasvavat huvi puurivabade toodete vastu. Miks siis on munatootjatel raske? Nad elavad väga keerulise konkurentsimaailmas. Pea pooled Eesti turul müüdavad munad, nagu eelpool sai mainitud, imporditakse. Regioonis toodetakse palju ja hinnakonkurents on väga karm. Sellisest olukorrast pakub väljapääsu väärtuspakkumise tõstmine. Mitmed suuremad Eesti munatootjad plaanivad järk-järgult puurivaba pidamise osakaalu suurendada ja sellele siis mõistliku aja jooksul täielikult üle minna. Kindlasti kutsume siis munatootjaid, et nad avaldaksid sellised kindlamad plaanid ja kindlamad ajad, millega saaks ka siis ülejäänud toidusektor arvestada. Selle aasta alguses tuli siis munakanade valdkonnas väga rõõmustav ja suur uudis Lätist Baltikovost. Ja Baltikovo siis teatas, et nad lähevad üle puurivabale tootmisele. Ettevõte astub juba praegu tähtsaid samme munakanade heaolu tõstmise suunas. Juhatuse esimees ütleb nii: oleme alustanud väga kindlat teekonda 100% puurivaba munatootmise ja munakanade heaolu parandamise suunas. Usume tõepoolest, et tarbijad hindavad seda. Läti ettevõte lõpetab munakanade puuris pidamise aastaks 2026 ja investeerib selleks 30 miljonit eurot. Konkurentsitult Baltimaade suurima munatootja otsus mõjutab 3,5 miljoni munakana heaolu. See on tohutu suur mõju.
otsus põhineb ettevõtte pikaajalisel arengustrateegial, mis järgib globaalset dünaamikat ja mille eesmärk on kiirendada kohaliku munatööstuse eemaldumist puurimunadest. Ja tõesti siis julgustame ka Eesti ettevõtteid tegema sarnaseid samme just selleks, et toidusektori teistel ettevõtetel oleks see kindlustunne, et kui nemad annavad sarnaseid lubadusi, et neil on siis ka ülemineku ajal võimalik neid mune Eestis saada. Ka Eesti tootjad näevad tegelikult nii, et tulevik on puurivaba, samamoodi nagu ütleb meie raporti pealkiri. Selleni jõudmine muidugi pakub nende sõnul väljakutseid. Eesti tootjad on väga teadlikud tarbijate üsna kasvavast nõudlusest kõrgema heaoluga loomsete toodete järgi. Samme puurivaba tootmise suunas teevad nad aga mõõdukas tempos ja kalkuleeritult. Võib isegi öelda, et aeglases tempos ja sellises väga kindlas tempos, mis pakub neile turvatunnet. Pidamisviise vahetatakse esmalt eelkõige tootmishoonete kohandamise võimaluste piires. Eesti tootjad arvavad, et lõplik üleminek puurivabale tootmisele toimub sel kümnendil. Eesti munatootjad soovivad tõsta puurivaba tootmise osakaalu siis, nagu öeldud juba, omas tempos ja vastavalt võimetele. Kõige suuremat potentsiaali nähakse õrrekanade pidamises ehk munakanade hoone siseses vabapidamises. Tootjad tunnistavad, et tootmises peetavate lindude heaolu on paremini tagatud puurivabades süsteemides. Kui ma selle raporti koostamise jaoks helistasin siis läbi erinevaid Eesti puurimunade tootjaid, siis mul oli üks väga tore, tegelikult kõik need vestlused olid hästi toredad, aga väga kenasti ütles siis üks suure tootmisettevõtte juht, et õrrekanade pidamine on kompromiss inimese ja looma vahel. Ja miks ta nii siis ütles? Kui tootjad tõstavad loomade heaolu, siis neil tõusevad ka tootmiskulud. Samas näevad nad selgelt, et puurides ei ole kanadel hea. Samuti näevad nad nõudluse kasvu kõrgema heaoluga loomsete toodete järgi. Mis on siis sellised põhilised takistused tootjate jaoks puurivabaks minemisel? Kõige rohkem peetakse munakanu puurides väga lihtsal põhjusel. Tootmiskulud on selle pidamisviisi rakendamisel kõige väiksemad. Just kulude kokkuhoiu eesmärgil ongi puurikanalates lindudelt ära võetud liikumisruum ja võimalus teha liigiomaseid tegevusi. See loomulikult tuleb hinnaga ja tuleb siis munakanade heaolu hinnaga, kes elavad väga-väga kitsastes tingimustes ja ei saa teha siis kanadele liigiomaseid tegevusi. Nagu me eelnevalt juba mainisime, nad ei saa kasutada erinevaid tasapindu, õrsi, nad ei saa siblida, nad ei saa võtta liivavanne enda puhastamiseks, nad ei saa elada sellist õiget kanaelu. Aga niimoodi mahub kanu tootmisalale kaugelt kõige rohkem ja ka söödakulud on väiksemad, sest linnud kasutavad vähem energiat. Sammud kõrgema heaoluga tootmise poole tõstavad kulusid ja nõuavad rohkem tootmisruumidelt ja alalt. Õrrekanadele peavad olema tagatud võimalused puurist väljas käia ja hoone erinevaid tasapindu kasutada, põrandale siblima minna ja õrsi kasutada. Nagu juba eelpool mainitud, siis seda muutust on kõige lihtsam olemasolevatel tootmisruumidel teha. Vabapidamiskanadele võimaldatakse ligipääs ka kiskjate eest kaitstud õuealale. Miks nüüd vabapidamisest võib-olla ei saa tulla kõige suurema tootmismahuga tootmisi, on sellepärast, et vabapidamisel peab iga linnu kohta olema ka õueala, teatud ruum peab tema jaoks olema seal tagatud ja väga suurtes tootmistes on selliseid õuealasid väga raske rajada. Mahepidamisel on täielikult siis esikohale seatud kanade heaolu ja keelatud on nokkade kärpimine. Nokkade kärpimine on paraku selline väga levinud praktika just puurikanade pidamisel, sest nagu eelpool mainitud, need linnud on stressis, ruumipuudusest tulenevalt muutuvad nad üksteise suhtes agressiivseks ja nokivad teineteist. Ja siis selle jaoks, et vähendada seda üksteisele vigastuste tekitamiseks, mitte ei suurendata kanade elutingimuste ruume, vaid kärbitakse nende nokkasid. Probleemiks on siis ärimudel. Probleemiks on see ärimudel,
mille järgi on vaja munade hinda hoida odavana. Teisisõnu siis, kui selleks on masstootmine. Ja masstootmine on ka see põhjus, miks munatootjad soovivad muutusi ellu viia hästi aeglases tempos. Sest kui nad masstoodavad, siis nad osalevad hinnasõdades ja siis ei ole nii palju selliseid vahendeid, mida investeerida. Nii et tegelikult see ei ole jätkusuutlik äriviis. Liikudes eemale kõige intensiivsematest tootmistest, tuleb siis ümber mõtestada nii ärimudel kui ka väärtuspakkumine. Ja seda seejärel ka tarbijale või sisseostjale hästi selgelt kommunikeerida. Miks need munad nüüd siis on võib-olla natukene teistsuguse hinnaga ja teiste riikide baasil me saame ka öelda seda, et kui see üleminek tehakse, siis hinnad ka ühtlustuvad. Eesti suured munatootjad lähenevad tulevikuplaanide tegemisele 2 viisil. Üks võimalus on jätkata masstootmist puurides ja hoida toote hind võimalikult madalal. Teine võimalus on üleminek puurivabadele pidamisviisidele. Kui nüüd jätkata masstootmisega, siis hoitakse kulusid kokku ikka kanade heaolu arvelt. Ja nii tehakse liiga suuri kompromisse suunas, mis pikas plaanis ei ole kasumlik, sest nagu juba rääkisime, 40% Eesti jaekettidest on avalikult välja öelnud, et nad lõpetavad puurikanade munade müügi aastaks 2025 või siis Prisma 2026. See tähendab seda, et on kiirelt lähemale jõudmas selline daatum, kui need jaeketid enam neid mune ei osta. Nad ei osta enam puurikanade mune. Ja samuti ka siis kõik teised toidusektori ettevõtted, kes on sarnase lubaduse teinud. Eestis on ka siis tootjaid, kes näevad oma ettevõtte tulevikku kõrgema heaoluga pidamisviisides. Keskendutaksegi siis väärtuspakkumise arendamisele ja oma toodete väärindamisele ja ka lisavõimaluste väljamõtlemisele, mida veel ettevõtte siseselt teha, milliseid väljundeid veel leida. Äride ümberstruktureerimine on investeeringute rohke ja ajamahukas, kuid pikas plaanis on see kindlasti ärilise edu võti. Sellises aeglases tempos ja rahulikus investeeringute tegemises peitub oht ajale jalgu jääda. Need, kes viivad muutused läbi esimeste seas, saavad turul eelise. Kui ma oleks investeerinud puurikanadesse, siis ma oleks nagu investeerinud diiselauto arendamisse. 5–10 aasta pärast on see kadunud. Nii sõnas Saaremaa mahemuna omanik ja ETV armastatud telesaate Tanel ja kanad peategelane Tanel Tang. Milline on siis munatootmise tulevik? Selle aasta suvel teatas Euroopa Komisjon, et toetab põllumajandusloomade puurispidamise keelustamist aastaks 2027. Järgmise aasta lõpuks hindab komisjon 2023. aastal esitatava seadusandliku ettepaneku üksikasju, mis vajavad seejärel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu heakskiitu. Sellele eelnes esimene edukas kodanikualgatus NTGage, millele andis toetava allkirja 1,4 miljonit Euroopa Liidu kodanikku. See on väga kõnekas fakt selle kohta, kui palju on tarbija teadlikkus tõusnud. NTGage'i toetasid oma allkirjadega ka eestlased. 28. aprillil käesoleval aastal avaldas Euroopa Parlament avaliku kirja vormis pöördumise Euroopa toidusektori ettevõtetele. Kirja eesmärgiks on juhtida ettevõtete tähelepanu loomade heaolu tõstmisele tootmissüsteemides ja tarneahelates. Puurikanade tõsiste heaoluprobleemide kõrval tuuakse kirjas esile ka muret tekitavad riskid just mune tarbivate inimeste tervisele, mis tulenevad intensiivsest tootmissüsteemidest. Eraldi tuuakse esile salmonelloosi haigestumise risk ja viidatakse 2019. aastal avaldatud Euroopa Toiduohutusameti raportile, mille andmetel puurivaba pidamise osakaalu suurenemine Euroopa Liidus on vähendanud salmonelloosi mürgituste juhtumeid. Eesti selline tavapärane praktika on pidada
põllumajandusloomi kõige intensiivsemates pidamisviisides. See on selline nõukogude aja jäänuk meie ühiskonnas. Kogu tootmise arendamine on liikunud alati sellise eesmärgiga, et vähendada kulusid ja tõsta tootlikkust. Ja loomade heaolu koha pealt on tehtud selles teekonnal liiga palju kompromisse. Nüüd on käes see aeg, kus ühiskonnana me peame tõmbama piiri ja ütlema, et see enam meile ei sobi ja et tuleb hakata tootmist arendama teises suunas ja tõstma loomade heaolu. Peamiseks tootmisviisiks saab kõrrekanade pidamine. Euroopa Liidus peetakse 2020. aasta seisuga 34% kõigist munakanadest lindlates. See on hoonesisene vaba pidamine ehk juba palju mainitud õrrekanade pidamine. Ja puurivabadest pidamisviisidest on see kõige ruumiefektiivsem. Just sellepärast kohandataksegi kõige rohkem puurikanaleid ümber just õrrekanalateks. Ka Eesti puurimunade tootjad näevad kõige suuremat puurivaba tootmise kasvupotentsiaali just õrrekanade pidamise suurendamises. Olemasolevaid tootmishooneid on selleks kõige lihtsam kohandada. Tänan teid väga kuulamast ja kindlasti julgustan kommentaariumis küsimusi esitama ning kui on teil tekkinud ka mingisuguseid küsimusi isiklikult minule, näiteks seda, kuidas meie algatusega liituda saab, siis kindlasti julgustan ühendust võtma. Suur aitäh teile! Aitäh sulle, Mari-Liis, suur tänu. Enne kui sa lähed, korra tekkis küsimus, et sa rääkisid, et raportit ette valmistades sa suhtlesid munatootjatega ja kuidas sulle tundus just selles osas, et kui meie eesmärgiks on liikuda sinna poole, kus kanu ei peetaks puurides enam, eks ju, kus lindude elutingimused paraneks ja seal on mitu erinevat olulist sihtrühma, kellega me töötame, on tarbijad, on toidusektor ja on munatootjad. Kuidas sa hindad, kas munatootjad näevad selle ülemineku vajalikkust ja kuidas nad mõtestavad seda ja mis sa arvad, millal Eesti suured munatootjad saavad teatada üleminekust siis puurivabale pidamissüsteemile? Jaa, ma loodan, et nad saavad teatada sellest ikkagi üsna pea, nagu ka Baltikovo seda siin meie kõrval Lätis tegi. See on jah selline keeruline dünaamika, mis sa täpselt välja tõid, et selles dünaamikas osalevad siis munatootjad, tarbijad ja toidusektori ettevõtted. Munatootjad ootavad siis turvatunnet tarbijate ja toidusektori ettevõtete poolt. Et nad näevad seda, et tarbijateadlikkus tõuseb päris kiiresti, nad näevad seda, et toidusektori ettevõtted teevad muudatusi, aga eks neid, nagu ka ma seal raportis mainisin, et neid ikkagi natukene ka takistab lisaks sellele võib-olla turvatunde otsimisele ka see nende praegune ärimudel, et kui nad on masstootnud, siis neil võib-olla ei ole nii palju vahendeid neid muudatusi ellu viia, et siis nad pigem nagu tahaksid rahulikult seda teha, aga me väga-väga ootame neid esimesi julgeid, kes on siis teerajajad ja ütlevad selgelt välja selle, et nemad küll lähevad puurivabaks. Väga põnev. Kui nii Läti kui Leedu suurimad munatootjad on nüüd viimase aja vältel sellest otsusest teatanud, siis ei ole muud järeldust, et Eesti on järgmine, on ju? Baltikumis ikkagi asju ju koos tehakse, nii et ootame, millal meie munatootjad siis ühinevad selle ettevõtmisega. Suur tänu sulle, Mari-Liis, erakordselt suure töö ära tegemise eest, mis puudutab selle info kokku kogumist ja kõiki neid läbirääkimisi toidusektori firmadega, eks ju, et koos olulisi muudatusi loomade heaolu suurendamiseks teha. Suur tänu sulle. Aitäh sulle. Ja väike kingitus sulle töö eest, nagu ikka elus. Aitäh. Ja, aitäh. Ja nagu Mari-Liis mainis, räägime nüüd teise nurga pealt veel, kuidas näeb toidusektor seda protsessi, millest me räägime ja järgmiseks esineb ettekandega Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Pats. Ja võib-olla ma kohe alustuseks ütlen ära, et mina esindan siin täna kliente, sellepärast et meie oleme need, kes me näeme, kuidas
meie otsustele, mida me oleme aja jooksul teinud seoses vastutustundliku või jätkusuutliku äriga, siis me ju üsna sageli vaatame, kuidas meie kliendid sellele reageerivad, et see puudutab nii seda sama puurivabade kanade müüki, aga väga paljut muud. Ja võib-olla alustuseks toongi kohe sellise küsimuse, tõstatan teile, et teie, kes te seal ekraani taga võib-olla korraks või vaatate, et te korraks mõtleksite, et mida see tähendab jätkusuutlik toidupood, et pean tunnistama, et ma ei taha nüüd teha liiga apteekidele või millelegi muule, aga mingisugusele taolisele, et kui mina lähen apteeki, siis ma ei mõtle, millises keti apteegis ma parasjagu olen. Ja ma olen enam kui kindel, et väga paljud inimesed ei mõtle ka sellele, millises toidupoes nad parasjagu on. Et paraku see nii on, et mul üks kolleeg teab rääkida lugu, kuidas ta kuulis ühte klienti, kes telefoniga rääkis parasjagu olles Rimis ja ilmselt talt küsiti, et kus sa oled ja ta ütles, et on Selveris. See on lihtne selline väike näide. Aga kui te nüüd olete hetke mõelnud, et milline siis, mida see endast kujutab, jätkusuutlik toidupood, siis ma nüüd proovin vajutada seda nuppu, aga midagi ei muutu. Et jah, proovin veel. Ja jõudsin järgmise kohani. Ehk siis jätkusuutlik toidupood, et mis see endast kujutab, et võib-olla arvestades tänast ürituse konteksti, te kindlasti mõtlete, et see tähendab seda, et inimene valib, millisesse poodi ta tuleb, sest talle lähevad selle poe väärtused korda. Siis ma siinkohal pean teile valmistama sügava pettumuse. Need on jätkuvalt erinevate uuringute seisukohalt kõige olulisemad argumendid, miks mille järgi klient poodi valib, mis talle tee peale jääb, väga paljud vaatavad, milline on selle poe hinnatase ja väga paljud mõtlevad selle peale, et kas ma saan sellest poest selle konkreetse toote, mis on minu jaoks oluline. Ehk siis kokkuvõttes see ei ole täna veel, nagu te näete, selles kolmikus ei ole veel oluline, kas selle poe väärtused või kas selle äri väärtused mulle ka korda lähevad. Aga selgelt võin öelda, et muutuse trendi me siin näeme, et need asjad on üha rohkem muutumas ja võib-olla hästi lühidalt võtan kokku, et kuidas või mis on need märksõnad, kui ma räägin Rimis jätkusuutlikkusest, mis on need teemad, millele me mõtleme. Et arusaadavalt me mõtleme kõigepealt sellele, mis on meie põhitegevus. Et me vaatame peeglisse, mida me saame teha paremini, mida me saame teha jätkusuutlikumalt. Ja need konkreetsed 5 erinevat valdkonda siin nimetatud, et me tahame olla kohalikus kogukonnas nähtavad, me tahame sellele kogukonna paranemisele, elujärjele kaasa aidata. See on meie võimalus, aga väga suuresti ka kohustus. Me tahame keskkonnale kaasa aidata, sest me omakorda ju müüme toitu, me tahame seda teha jätkusuutlikumalt, et näiteks toitu läheks vähem raisku, ka see pakend jõuaks vähem keskkonda, et see kõik läheb sinna keskkonna selle kaarekese alla. Samamoodi me tahame tervisesse panustada, sest taaskord me müüme toitu. Kuidas me saaksime siis teha seda jätkusuutlikumalt nii, et inimesed mõtleks ka tervislikule toidule. Me tahame, kuna meil on ligi 3000 töötajat, siis me loomulikult mõtleme sellele, et nende elujärg oleks võimalikult hea. Ja täna võtame vastu kõiki selliseid inimesi, kes töötada soovivad, vaatamata siis soole, eale või siis ka nahavärvile. Kvaliteet on meie jaoks samamoodi väga oluline. Ma võiks isegi öelda, et see on üks selline Rimi kvaliteedi märk, ehk siis mille järgi meid sageli tuntakse ära, et me mõtleme kvaliteedi tagamisele ja väga paljud erinevad tegevused ja muu hulgas ka, mis puudutab loomade heaolu, lähevad ka väga suuresti just sinna kvaliteedi tegevuste alla.
võib-olla lühidalt mainin veel ära, et mida me silmas peame, et ma pikalt ei peatu, ma arvan, et väga paljud, kes täna siia kogunenud on ja kes tahavad või teavad neid 17 säästva arengu eesmärki, et need ei ole kindlasti ka meile võõrad ja nende järgi me toimetame. Ja võib-olla üks selline, mida ma ise üsna sageli, näiteks kui ma kuskile tudengitele rääkima lähen, nagu mainin ja ütlen, on see, et need ajad on läbi, kui sa võid sponsoreerida mingi näiteks loomaaeda, aga samas testid loomade peal oma kosmeetikatooteid. Et do no harm peab tulema enne ja siis sinna juurde võid sa kõike muud ka teha. Ja mulle tundub, et ma võin täna julgelt öelda, et need ajad on tegelikult Eestis läbi, et nii täna enam Eestis toimetada ei saa. Aga oma pika karjääri jooksul näen ma seda muutust viimase paari aasta jooksul. Et kui me siin räägime nüüd eelnevast ettekandest, käis hästi palju läbi see, et räägime Euroopast, mis toimub Euroopas. Me tahame olla Euroopas ühtsel tasemel, aga paraku me ei ole seal. Et me peame eristama seda, kus me oleme, et me oleme ikkagi 30 aastat sellist tervislikku kapitalismi viljelend versus kui me võtame Skandinaavia. Et ma arvan, et ma saan selle juurde veel tagasi tulla, et see on üks asjaolu, mida me ei tohi ära unustada. Ei ka nende samade loomade heaolu puhul, ega ka kõige muu kogu jätkusuutlikkuse juures, et ma leian, et paraku on see miski, mida me üsna sageli siiski unustame ära, et me tahame olla paremad, kui me täna võib-olla veel võimelised olema. Mis ei tähenda, et me ei peaks muidugi pingutama. Aga kui mul paluti rääkida, mida Rimi siis ka nagu just nagu konkreetselt loomade heaks saab ära teha, et kogu see elurikkuse teema on ju hästi põnev ja huvitav ja sinna kindlasti saab oluliselt rohkem veel panustada. Ja meil on tegelikult selle aasta lõpus valmimas väga selline ulatuslik kvaliteedi uus standard, milles on seda loomade heaolu väga palju rohkem veel avatud, mida ma täna siinkohal veel tutvustada ei saa, aga ma toon lihtsalt mõned näited ja kindlasti räägin põgusalt ka pärast puurivaba kanade sortimendi ja valiku kohta. Aga üks väga selge ja väga konkreetne otsus Rimi poolt lõpetada ohustatud kalaliikide müük. Ma arvan, et see on kõige lihtsam. Ma arvan, minu ostuosakond ei ole kindlasti minuga nõus, kui ma ütlen kõige lihtsam, sest et tegelikult oli see üks väga suur, pikk ja ma ei olnud väga sugugi populaarne selle otsusega ettevõttes, aga see on kõige lihtsam ja parem viis teha see kliendi jaoks see jätkusuutlik valik, et ta ei saagi muud osta sealt poest. Ja ma arvan, et see on olnud ka nähtamatute loomade eesmärk, et kliendil ei oleks poes muud valikut. Antud juhul, mis puudutas nüüd jätkusuutliku kalapakkumise otsuse vastuvõtmist, siis sellele järgnes väga ulatuslik sortimendi ülevaatus ja loomulikult tuli otsida jätkusuutlikke lahendusi. Tänaseks on nad kõik olemas, nii et täna ükskõik, millisesse Rimi poodi te lähete, te saate sealt ainult jätkusuutliku kala. Ja ma siinkohal pean rääkima, ma olen seda palju mitmetel seminaridel maininud, aga kuna see on minu meelest väga hea näide sellest, et kuhu poole me liigume, et Arvamusfestivalil üks ema tuli oma tütrega minu juurde ja ütles, et tema tütar ei luba mujale poodi minna just selle otsuse pärast. See läheb talle nii palju korda. Ma arvan, et neid tütreid me näeme veel väga palju ja ühel päeval on need tütred ostujõulised, et seda ei tohi ära unustada. Aga ütleme siis nii, et võib-olla see ema ju ise ei oleks sellise otsuse peale veel tulnud, et seda ei tasu ka ära unustada, et täna ostavad veel emad. Kuidas me nendeni jõuame? Aga jah, et mis puudutab nüüd kalavalikut, siis nagu öeldud, siin otseselt enam täna tagasiteed ei ole. See tähendab, võib-olla tahan siinkohal veel rõhutada, et see ei ole ühekordne otsus. Et tulen selle juurde tagasi, et kui ma ütlesin enne, et meie ostuosakond pidi tegema väga suurt
pingutust selle nimel, et leida neid asendusi, neid valikuid, mis sageli ei olnud kõige soodsamad, ehk siis siinkohal minu sügav kummardus ja lugupidamine Rimi ostuosakonnale, kes sellega hakkama sai ja leidis need valikud. Ja ütleme siis nii, et ma tahaksin isegi omada selliseid veenmis- ja läbirääkimisoskuste võimeid, nagu nendel sellel hetkel vajalikud olid, et veenda paljusid tootjaid, et nad ka selle otsuse teeksid ja näiteks sertifitseeriksid oma kalatooted, mis siis antud juhul aitab kaasa selle konkreetsele otsusele. Tahan siinkohal tuua veel ühe sellise hiljuti avaldatud sellise lehekülje, mida te kindlasti, ma loodan, loomasõpradena olete juba märganud. Lihafoor.ee ehk siis samamoodi Eestimaa Loodusfond tegeleb hetkel sellega, et vaadata üle, millised võimalused oleks ka liha osas teha oluliselt kestlikumaid valikuid. Ja loomulikult jätkusuutliku nii-öelda vaatenurga esindajana ma olen nendega juba sel teemal rääkinud, aga jõudsime koos Looduse fondiga ühisele arusaamale, et selle implementeerimine sarnaselt Kalafooriga on põhimõtteliselt võimatu tänases olus. Ja seda mitte sellepärast, et meil ei oleks siin mingisuguseid võimalusi või ka soove või tahtmisi, vaid sellepärast, et lihtsalt kui me räägime kestlikust lihast, siis pole võtta kuskilt neid tooteid. Ehk siis kõige kestlikum, me saame ju sellest ise kõik aru, on ikkagi kodumaine, õnnelik, ka liha looma puhul on see ju see märksõna oluline, aga ma ikka jälle armastan öelda seda, et kõik eestlased tahaksid ju või näeksid, et tahaksid osta kohalikku õnnelikku kanamuna või siis ka õnnelikult peetud loomaliha, aga kui tootja tuleb ja ütleb, et kas me tohime sinna sinu valda ehitada ühe kanala, siis nad ütlevad, ei, see võiks tulla kuskilt kaugemalt, aga võiks olla kodumaine ja võiks olla mahe, aga mitte minu hoovist, et selle kohta on ka üks väga konkreetne väljend olemas, mida ühel hiljutisel konverentsil tegelikult ka tutvustati, nii et selles mõttes on see hästi huvitav efekt. Aga nüüd ma jõuan selleni, millest ilmselt minult kõige rohkem siin oodatakse, et millest ma võiksin siin rääkida. Tõesti, ka meil on see ambitsioon, et me tahame puurivabade kanade munade müügile üle minna aastaks 2025. Tõsi, see otsus ei olnud lihtne, sellepärast et sellel hetkel, kui me sellise ambitsiooni välja õikasime, oli Eesti oluliselt veel vähem jätkusuutlikkusest hooliv riik, kahjuks või pean ma seda nii ütlema, et täna tunduvad need mõtted ja need erinevad ambitsioonid oluliselt lihtsamad, aga täna ma tahaks öelda, on tänu sellisele suurele teavitustööle, tänu sellisele Euroopa Liidu rohepöördele oleme me kindlasti kõik oluliselt rohkem valmis sellega. Ja ma ütlen täiesti kindlalt siin, et kuigi te võib-olla selles jaekettide listis ei näinud osasid jaekette, siis ma arvan, et täna pole enam kellelgi seda võimalust, et nad ei tegeleks selle teemaga. Isegi kui nad ei ole seda kõva häälega välja öelnud. Ärge saage must valesti aru, ma olen väga suur eesmärkide loomise fänn. Ma leian, et see on üks võimalus, kuidas ettevõtted saavad endale seatud eesmärke hakata oluliselt paremini juurutama, sest et sul on see eesmärk. Ja siis see tundub kõigile oluliselt käegakatsutavam ja sa tahad sinna panustada ja sa tunned, et sa rohkem pead sellesse panustama. Aga mingist hetkest on mingite valikute puhul tuleb see juba oluliselt lihtsamalt, sellepärast et sul ei ole lihtsalt valikut. Selgitustöö viljad on alati aeglased.
paraku see nii on, et kui ma võib-olla alati ei nõustu erinevate otsuste puhul nendeni jõudmise viise, noh, ma usun ikkagi positiivsusesse ja ma usun heasse tahtesse rohkem kui võib-olla survestamisse, aga ainult selgitustööga me jõuame ka kuhugi, muidugi me jõuame, aga see aeg on võib-olla 5 aasta asemel 10 aastat. Ehk siis sellega peame arvestama, et kui me võtame vastu otsuse ja otsustame, et me tahame seda muuta 5 aastaga, siis ainult selgitustööst ei piisa. Et selles mõttes paraku on see nõnda ja sellega siin ei ole väga palju valikuid. Aga ma väga usun sellesse iseendale eesmärkide kehtestamisse, et seda ei maksa alahinnata. Nii et ühel või teisel moel, kui palju keegi on seda tehes avatud ja ta ütleb selle kõva häälega ka oma klientidele, avalikkusele välja, see on teine teema, et siin saab muidugi igaüks ise otsuse teha, aga taaskord, mina arvan, et kogu selle jätkusuutlikkuse juures üks väga oluline võtmesõna on avalik väljaütlemine. Nii et selles mõttes ma sellesse tõesti usun. Üks teema, mida võib-olla põgusalt ka eelkõnele juba mainis, et kuidas on siis muutunud need müügitrendid ja ka sortiment, et siin sellest oli juba juttu, et ta on oluliselt kasvanud, tõesti, et ka meie nii-öelda sellist ambitsiooni endale seades võtsime selle otsuse, et me nüüd otsime neid erinevaid hankijaid. Ma juba rääkisin, et kuidas nende leidmine on osutunud väga keeruliseks ja tõsi, saame ka meie tunnistada, et keskmisi ja väikseid tootjaid on oluliselt lihtsam nii-öelda veenda ja paluda neil teha neid otsuseid ja otsida mingeid erinevaid viise, suurematega on keerulisem, et võib-olla siin on taga ka investeeringute suurust, ei saa neile seda pahaks panna, aga selge on see, et väiksematele on see kuidagi lihtsamaks osutunud. Ehk siis tänaseks on meil tõesti Rimis kõik kanamunade sordid esindatud ja oleme ka vaadanud müügitrendi loomulikult ja kui te siin seda hetkel näete, siis 2 aastaga 90% müügist 80 peale minna on väga kõva tulemus. Ma võin seda öelda, see on väga kõva tulemus. Selles mõttes, et ainus, mida me ju oleme siin praegu teinud, on selgitustöö ja sortimendi muutus, aga ma tahan tuua veel ühe näite. Et kui ma alustasin oma vestlust, et mina esindan siin täna klienti, siis ja see näide, mille ma kohe toon, väljendab või räägib sellest väga hästi, et me oleme proovinud erinevaid viise, sest me anname endale aru, et poes me saame väga palju mõjutada, mis valikuid klient teeb. Me saame seda ja ma ei mõtle siin otsustega, vaid ma mõtlen ka reaalselt mõjutada. Kui sa lähed poodi, me kõik teame, et kui sa näed seal ees kohe seda ahvatlevat mandariini kuhja, siis sa tahad neid mandariine saada ja sa võtad ja ostad neid. Et tegelikult oleme me teinud ka ühe sellise testi, et kui te täna poodi lähete, ilmselt te ei mõtle sellele, aga te näete kuskil mingisuguses kohas munade sükest suurt väljapanekut. Neid on seal tõesti tohutult. Ja sinna, sellesse valikusse pannakse alati just need munasordid, mis kõige rohkem müüvad. Loogiline, sellepärast, et siis on ta kliendil hea mugav võtta ja me teeme selle valiku selle järgi, mida klient valib. Me proovisime teistmoodi. Me panime sinna siis, õnneliku kanamunad ja üldse ei töötanud. Klient käis ikkagi ja otsis seda kõige odavamat. Ja see on ka üks asi, mida ma võib-olla üsna sageli olen maininud, et kui me võtame kogu kliendi võtame, et Rimi kliendid on 100%, siis sellest 80 circa on need, keda see asi absoluutselt ei huvita. Ja võib-olla nendest 30 on võimalik natuke veel mõjutada. Et see on tänane seis kahjuks. Ja seda me näeme väga selgelt, et see, mille pealt ma seda väidan, on täpselt taoliste näidete põhjal
ja mitte ainult, et siin ma räägin, eks ole ju konkreetselt loomade heaolust, munade müügist, aga see on täpselt samamoodi ka kõige muu puhul. Ka kilekottide müügi puhul ja mingisuguste muude selliste taoliste juhtumite puhul. Ehk siis, aga ma pean ikkagi tooma välja selle 90-80 peale, et see on jätkusuutlikest tegevustest või nendest, kuidas me oleme proovinud mõjutada ja nendest otsustest kuni mingi tulemuseni. See on ausalt öelda üks parimatest, mida ma siiamaani näinud olen. Et nii kiiret muutust me reeglina ei ole näinud. Ehk siis selles mõttes on näha, et see läheb inimestele korda. Aga peab ikkagi, ma siinkohal tahan ikkagi öelda seda, et mina ei saa 100% täna öelda, et me jõuame 2025. aastaks selle ambitsiooni täita, mida me oleme täna lubanud. Sellepärast, et see sõltub väga palju nendest, keda mina siin täna esindan, tarbijatest. Ehk siis arusaadavalt ka tootjatest, keda tõesti Eestis täna ju väga palju veel ei ole, et kes saaks meile sellises koguses neid miljoneid mune müüa, nagu meil vaja oleks ja mida justkui tarbija siis peaks ostma. Aga neid hoobasid on veel, et neid hoobasid on mitmeid, üks nendest on näiteks ka hind, mida ju saab jaekett määrata. Aga siis ärme siin unustame ära, et tulevad sinna juurde ka erinevad muud tegurid nagu uue konkurenti lisandumine ja nii edasi, mis omakorda hindu mõjutavad. Ma saan aru, et mu aeg on ümber, ma võtan lühidalt kokku, et mis me veel oleme teinud ja pakendivaba valik on üks see, mida me näeme ka samamoodi, mis ju keskkonnale ja ka loomade heaolule peaks kaasa aitama. Ja ka vegantoodete valiku laienemine, mis kinnitan, on siiski täna veel ikkagi nišš ja siin ei saa rääkida mingisugusest ulatuslikust üleminekust, aga see on kõige lihtsam võimalus, kui te tahate keskkonnale ja oma jalajälje vähendamisele kuidagi kaasa aidata, siis kõige esimene võimalus on süüa lihtsalt oluliselt vähem liha. Nii et selle sõnumiga ma täna lõpetan. Suur tänu, Katrin, aitäh selle ülevaate eest. See viimane sõnum, mis sa ütlesid lihatarbimise kohta, on midagi, millega me nähtamatutes loomades ka hoolega tööd teeme. Täna just ilmus arvamusartikkel ERR-is, kus selle tagamaid avame. Aga mul oli üks küsimus, meil natuke on aega, et mõeldes just nagu konstruktiivselt ja positiivse poole pealt, sa tõid välja tendentsi, et viimastel aastatel on asjad justkui minemas paremaks vastutustundliku ettevõtluse radadel. Mis seda mõjutanud on? Mis võib olla see õppetund, mille me saame kõrva taha panna, mida siis veel kasvatada, kuhu veel tähelepanu suunata, et mis on viimastel aastatel hästi läinud? Ma arvan, et hästi on kindlasti läinud Euroopa rohepööre, et see on miski, mis on tulnud, mida peavoolumeedia on väga agaralt kajastanud ja omakorda see on andnud kõikidele ettevõtjatele, mina kui ettevõtja esindaja, see on andnud selle signaali, et teistmoodi ei saa. Ja ma arvan, et see on olnud üks väga oluline nügija kõikide ettevõtjate jaoks, et nad saavad aru, et pole enam valikut. Mis puudutab tarbija sellist nõuet, siis siin on veel pikk tee minna, et kuni need arvamusfestivalil nähtud noored suureks kasvavad ja hakkavad oma valikuid tegema. Aga millegipärast ma siiralt kahtlen, et nad ikkagi oma mugavuse arvelt liiga palju tahavad seda teha, et nad teevad selle ekstra maili sealt oma kodupoest kuskile kaugemale poodi. Et siin muidugi aitab e-kaubandus kindlasti kaasa. Et kui sa ei pea enam mõtlema, kas see on su kodupood, siis sa võid teha väärtustest põhineva otsuse rohkem suurema tõenäosusega. Väga hea on arvestada sellega ja ma lihtsalt ei saa seda ütlemata jätta, et organisatsiooni poolt, kes tegeleb loomade heaolu teemadega, Rimi on kahtlemata üks meie lemmik jaekette, kelle pihta, ma tean väga paljusid inimesi, kes printsipiaalselt valivad Rimi, sest et te julgete erineda, te julgete seista asjadest, mis on olulised, seda on näha, seda on tajuda ja
ma arvan, neid inimesi tuleb üha juurde, nii et suur-suur tänu selle ülevaate ja ettekande eest. Väike kingitus meie poolt ka. Annan sulle tagasi. Aitäh sulle. Ja järgmise esinejana tuleb teie ette vastutustundliku ettevõtluse foorumi tegevjuht Kristiina Esop, kes siis räägib just loomade heaolust ja puurivabade munade temaatikast läbi vastutustundliku ettevõtluse printsiibi. Kristiina. Nii, tere kõigile! Mulle tundub, et minu ettekanne on täna natuke nagu selline kokkuvõte, et siin on hästi palju olulisi mõtteid juba kõlanud. Ja kui ma kuskilt alustaksin, siis ma ütleksingi seda, et see, mida meie vastutustundliku ettevõtluse foorumis märkame, on kindlasti see, et ka samuti viimase paari aasta jooksul on tõusnud märkimisväärselt teadlikkus sellest, kuidas on ettevõtluse mõju nagu kogu sellist ühiskondlikku kultuuri mõjutav ja vastutustundlik ettevõtlus on tõusnud oluliselt nagu olulisemaks. Ma arvan, et seal on kindlasti oma roll rohepöördel, nagu siin on öeldud. Me näeme ettevõtteid rääkimas oma süsiniku jalajäljest. Me näeme elurikkuse teemat tõusmas esile vaikselt, aga siiski tõusmas. Ja me oleme hakanud rohkem rääkima inimlikkusest ja ka empaatiast, mis mõjutab väga palju inimeste vaimset tervist. Ehk siis inimeste, ütleme selline isiklik panus ettevõtja või tarbijana või siis, ma ei tea, kas sa oled tootja, oled sa jaekett, ükskõik kes, et igaühe isiklik panus on oluline, et sünniks kultuuriline muutus. Ja kui me soovime liikuda heaolu ühiskonna suunas, siis vastutustundliku ettevõtluse erinevate aspektidega tegelemine on vältimatu sellel teekonnal. Nüüd, mis siis hästi lühidalt ikkagi on vastutustundlik ettevõtlus? Et ühelt poolt on see kindlasti teadlik ettevõtlus, teadliku meeskonna poolt juhitud ettevõtlus, kus siis väärtustatakse finantsnäitajate kõrval ka ettevõtte mõju elukeskkonnale. Ja see elukeskkond on nüüd see, et ma arvan, et igaüks tegelikult saab ise aru, mis on elukeskkond, et see on see keskkond, mille keskel me elame, kus me tegelikult kas saame või ei saa olla terved ja kus me kas saame või ei saa viibida tervisliku looduse keskel ja kus meil on ilus vaadata, mis meie ümber toimub. Nüüd kõik see viis, kuidas me teeme ettevõtlust, et ma tahaksin ka siinkohal öelda ära, et ma olen nagu oma selle 6 aasta jooksul, kus ma olen foorumit juhtinud, näinud sellist mõtteviisi muutust küsimuselt, kas vastutustundlik ettevõtlus on vajalik, küsimuseni, kuidas me seda teeksime. Ehk siis kas on ära vastatud pigem väga suure osa ettevõtjate poolt, et see on oluline, pigem on saanud siis keskseks küsimuseks, kuidas ja siin ka täna on käinud väga palju selliseid ideid ja nägemusi nii takistustest kui võimalustest, mis on alati sellise suurte muutuste juhtimise keskel ongi selline takistuste võimaluste kokkumäng oluline. Aga kuidas me siis ikkagi iga teemaga jõuaksime tervislikuma elukeskkonnani kõigist siis vaatepunktidest, tarbijate poolelt, ettevõtjate poolelt, ka avaliku sektori poolelt, tuues ühe näite, et kui Taanis juba 1980. aastal aga avalik sektor vedas vastutustundlikku ettevõtlust, siis siin Eestis oleme me tegelikult selliseid jõulisi samme ka just tegemas ja ka sealt poolt tulevad tegelikult signaalid erinevatel teemadel, mis on väga-väga tore ja tervitatav. Nüüd väga lühidalt 3 sammu selline loogika, et kuidas see mõtteviis nagu areneb inimeses, et kõigepealt loomulikult ettevõtjal on oluline see, et ta märkaks oma negatiivseid mõjusid ja siis seejärel asuks neid mõjusid vähendama. Seejärel alles asub ta positiivseid mõjusid suurendama ja tegelikult hakkab lõpuks märkama, et on võimalik teha rohkem, kui seadus nõuab. See, kuidas iga ettevõtte vaatab, neid punkte on loomulikult lähtuvalt sellest, kus ta parasjagu oma arengutasemel on. Aga neid küsimusi on võimalik küsida igal hetkel. Teiseks siis, kas ma saan panustada oma sektori teadlikkuse tõstmisse mingil viisil, kus ma ise olen märganud või minus on toimunud mingi muudatus, minu teadlikkuses on toimunud arusaam, et ma tahaksin teha asju kuidagi veelgi rohkem hoolivamal viisil, et
otsida neid võimalusi, kuidas siis kogu ka sektor, kui see eeldab sellist suuremat süsteemset muutust, et kuidas saaks sektoris selline muutus toimuda, et võib-olla see on mingi kokkulepe, mis toimub sektori üleselt, et tekiks suurem selline panustamise võimekus. Võib-olla ma peaksin rääkima veel mingite turuosalistega, et me koos mõtleksime selle lahenduse välja. Et siin on nagu palju erinevaid võimalusi sõltuvalt teemast. Ja kolmandaks on siis see, et kuidas ma seda koostööd teen, et mis vahenditega ma teen koostööd, kuidas ma sellest räägin ja kuidas ma lõpuks saan mõjutada valdkonna poliitikaid, et järjekordselt, et see tegelikult, kuidas me teeme asju, mõjutab kogu ühiskondliku kultuuri arengut. Milline me tahaksime, et oleks meie ettevõtluskultuur, seeläbi milline kogu Eesti elamiskeskkond ja meie suhtluskultuur. Ja et siit on põgusalt käinud läbi fakte, aga ma panen need uuesti siia ette, et on väga positiivne kuulda, et just hiljutise uuringu kohaselt siis on lausa 72% eestlastest vastu sellele, et kanad oleks peetud kitsastes straatpuurides. See on väga positiivne, et selline hoiak on. Ja teiselt poolt aga moodustavad endiselt siiski 82% siis puurikanade munad just kogu Eesti riiklikust munatoodangust ei ole nii positiivne. Et lihtsalt seda nagu faktidena hoida silme ees ja nüüd mõelda, mida mina saan ettevõtjana või siis mõnes teises rollis selle nagu ütleme siis probleemi lahendamiseks teha, et siin on eri vaatest erinevad võimalused ja erinev võimekus. Ja ma arvan, et seda tuleb ka austada, et vaadata, mis on, mõnel ettevõttel on selleks rohkem võimekust liikuda kiiremini, teisel on vähem võimekust, aga vähemasti ma pean nagu kõige olulisemaks seda, mida ma olen ka näinud oma töös, et kui ettevõtte meeskondades ja sõltumata siis, millega see ettevõtte parasjagu tegeleb, on ta tootja, on ta jaekett, on ta mõni väike pood, ehk siis kui toimub meeskonnas selline arusaamine, mis tegelikult on ettevõtte väärtused. Et see ettevõtte väärtus on tegelikult, kui ta ei ela läbi inimeste, läbi kõikide poe nii-öelda, muidugi eelduseks, et üldse väärtused on endal sõnastatud, aga kui ta ei ela läbi protsesside, mida sa igapäevaselt siis oma töös nii-öelda teed, siis tegelikult need väärtused ju päriselt ei toimi. Et nad toimivad nagu kitsamas raamis. Et oletame, et üks väärtus on hoolivus, aga samas ei ole ettevõttel plaani ja ta endiselt lihtsalt näeb juhtumas vägivalda loomade suhtes ja ta tellib sellelt tootjalt siis selliseid mune, eks ju, et tal ei ole nagu nii-öelda siis ju tegelikult teatud mõttes see väärtus ka viidud selle protsessini. Nüüd ma ei tahaks olla väga radikaalne, aga samas ikkagi anda sellise tugeva noodi, et on hästi oluline teadvustada, mida ikkagi väärtus tähendab ettevõtte tasandil ja seeläbi üha rohkemate inimesteni seda väärtust kanda ja proovida leida neid variante, kuidas see tuua protsessidesse sisse. Ja kui endiselt siis jällegi silme ette meenutades seda, et mis siis tegelikult toimub kanadega, et pidevas stressis olevad kanad, eks ju, kui neil ei ole võimalik tegelikult seal oma liigile omaselt toimida nendes puurides, kus neid peetakse. Ja tõepoolest, kui me saame rääkida ka viidates sellele raportile ja viidates varasemale infole, mida me oleme saanud loomakaitseorganisatsioonidelt, et olud on vägivaldsed, et siis kuidas me saaksime jõuda, arvestades seda, et tegelikult ühiskond on juba asunud toetama sellise väärtusruumi tekkimist, seda, et meie tulevased põlvkonnad ja ka meie ise vähendaksime vägivalda ühiskonnas, et seda inimeste omavahelises nagu suhtluses ja loomises, aga ka suhtes loomadega ja suhtes loodusega. Et see tegelikult omaette mõtiskledes on kuidagi nii elementaarne ja inimlik, kuidas see tuua ärikeskkonna mõtteviisi sisse. Nüüd, kui me tõesti meenutame, kolm eestlast 4 ei poolda sellist kohtlemist, tundub justkui, et on nõudlus olemas, samas me näeme ja oleme kuulnud ka siin näiteid, et võib-olla tegelik pilt ikkagi päriselt seda veel ei kajasta. Et siis jällegi julgustaksin omapoolsete näidetega ka erinevatest vastutustundlikkuse teemadest, et me oleme näinud sellise väärtusruumi ja mõtteviisi
nagu positiivset trendi ja ma usun, et ärme sellest lase ennast heidutada suures plaanis, otsime neid lahendusi edasi ja jätkame seda tööd ja mul on väga, väga hea meel ka kuulda Rimi pingutusi sellest, et meil tegelikult on need eeskujud, kes ei jäta jonni ja tegelikult pingutavad ja otsivad võimalusi edasi, et see on ääretult positiivne. Ja tõepoolest, ettevõtluse mõju kogu ühiskonnale on väga suur. Aga samamoodi on ka kõigide teiste ühiskonnagruppide panus väga suur. Nüüd kokkuvõtteks ma nimetaksin siis 3 olulist sammu ja need 3 olulist sammu võiksid olla iga vastutustundliku ettevõtluse raames tegutseva ettevõtjale olulised, keda puudutab see temaatika. Et kuidas ma saaksin panustada? Nüüd kõigepealt ongi see, et kui me räägime vastutustundliku ettevõtluse arengust ettevõttes, siis väga hea on alustada sellest, kui sa oled seadmas oma meeskonnaga realistlikku plaani selleks, kuidas üks muutus ellu viia. Et loomulikult see eeldabki väärtuste ülekäimist ja see eeldab mõtestamist, kogu oma ettevõtte tegevuse mõtestamist läbi oma väärtuste. Ja see ideaalis oleks siis see, et ettevõtte sisse kehtivad väärtused on nähtavad ka ettevõttest välja poole. Et mida see grupp inimesi on tulnud koos looma. Ja seejärel tuleks need ettepanekud siis viia ettevõtte vastutustundlikkuse poliitikatesse sisse selliselt, milline on võimekus. Ja aeg-ajalt siis tuleks seda võimekust uuesti analüüsida. Äkki meie võimekus on suurenenud teha hoolivamaid otsuseid. Et kas on kaalukausil valikud, millest eelistada hoolivamat valikut, võib-olla teinekord kasumi arvelt? Kas see on meie jaoks võimalik ja miks? Nüüd üks osa kindlasti on siis vastutustundlik toorainete hankimine, millega siis läbi ettevõtte poliitikate saab mõjutada otseselt siis oma ettevõtte vastutustundlikkuse mõtteviisi või, et sellega saab tegelikult otseselt ikkagi turgu mõjutada. Ja nõustun ka eelnevate kõnelejatega, et on väga oluline, et samal ajal see teadlikkus, et keegi ettevõte juba on selliseid valikuid teinud, jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja oleks näha, et turg areneb sinna suunas. Ehk siis see turu harimisel on tegelikult hästi oluline roll. See tähendaks seda, et tuleb suurem grupp mingisuguse algatuse taha ja tekib ka siis selline lõpuks ka hinnas muutus, et kui alguses me räägimegi mingit niši olukorrast, siis võib mingiks ajaks olla ka mingi toote, mis on vastutustundlikult loodud hind kallim, aga mida suurem on nõudlus ja mida teadlikum on turg, et sellist toodet saab osta, seda rohkem hakkab see olukord vaikselt muutuma. Ehk siis ei tasu alla anda, et praegu me ei näe seda veel, mida me tegelikult võib-olla sooviksime näha. Jah, ehk siis tegelikult ka 3. punkt tuua eraldi siis siin välja, läbipaistev kommunikatsioon ja ma julgustaks ka ettevõtteid ütlema välja, mida on võimalik teha ja näitama plaani, et aeg-ajalt mõne ettevõtte plaanid jäävad selle taha, et nad tahavad kohe olla täiuslik ja alati ei ole see võimalik. Aga samas, kui panna välja selline plaan, mis näitab teekonda, soovini jõuda ideaalse olukorrani, siis see juba annab väga selge signaali ettevõtte läbipaistvusest ja ambitsioonist ja soovist oma võimete kohaselt liikuda parema tuleviku suunas. Ehk siis minu poolt on see kõik ja ma julgustaksin kõikidele olema siis panustaja selle maailma hoolivamaks muutmisel, ükskõik, kes te olete ettevõtja, tarbija, avaliku sektori töötaja, kõik saavad oma moodi panustada, kas siis ostuotsuse või pakkujana. Aitäh! Suur tänu selle väga
informatiivse ettekande eest ja nende väga hästi koostatud 3 sammu eest, mis on väga hea rada, mida arvestada. Mul tekkis kohe üks küsimus selles osas, et kui me vaatame Eesti vastutustundliku ettevõtluse ideede arengut, siis tihti võib olla niimoodi, et fookus on keskkonnateemadel ja loomade heaolu ja keskkonnateemad küll tihti haakuvad, aga teatud valdkondades inimesed võivad neid eraldi võtta. Kuidas sa hindad viimaste aastate trendi arvestades, et kas loomade heaolu on vastutustundlikus ettevõtluses üha rohkem esil ja mis võib olla seda mõjutanud? Ma näen, et ta on üha rohkem esil, aga siiski kahetsusväärselt vähe. Kogu elurikkuse teema samamoodi võiks olla oluliselt rohkem esil, aga ta vähemasti on juba esil, et ta vahepeal ei olnud üldse esil. Ja ütlemegi, et meie proovime hoolitseda ka selle eest, et kui me räägime vastutustundlikust ettevõtlusest, siis levib selline termin nagu ESG, inglisekeelne termin, see on environmental, social ja governance, ehk siis kuidas me juhime, kuidas me vaatame sotsiaalset keskkonda ja kuidas me vaatame looduskeskkonda. Et nad on ikkagi väga omavahel seotud ja me peaksime rääkima ka kultuurimuutusest just seetõttu, et kui me toome hüppeliselt teadlikkuse muutust ja aitame kultuuril areneda küpsemaks, siis tegelikult tehakse loomasõbralikumaid ja keskkonnasõbralikumaid otsuseid, et ma näen, et siin on kõvasti arenguruumi, aga samas ikkagi positiivne trend on täitsa nähtav. Väga tore. Ja sest huvitav on mõelda just selle peale, et otsused, mis on suurema loomade heaolu kaaluga, näiteks eelistada väikekasvandustest pärinevat loomset toodangut või rohkem mahetoodangut või selliseid pidamisviise, kus loomad ei ela tööstusfarmide kõige itsamates oludes. Sellel on ühtlasi, eks ju, ka keskkonnajalajälje mõttes väiksem negatiivne mõju ja need teemad tihti on omavahel tugevalt haakunud, eks ju. Ja absoluutselt, ja ma ikkagi ei tahaks alatähtsustada üleüldiselt vägivalda ühiskonnas, et me tegelikult näeme, see võib-olla tundub väga kaugelt tõmmatud näide, aga vaimse tervise teema on tõusnud väga oluliseks Eestis. Ja minu jaoks näiteks, ma arvan, et ma ei ole üksi, kes ütleb igasugune vägivald looma, teise inimese suhtes, suhtluses, tema eest hoolitsemisel, igasugune vägivald selles panustab vaimse tervise problemaatikasse. Et jah, siin on nagu nii palju teemasid, mis tegelikult haakuvad selle teemaga, mis me täna siin räägime. Et jah. Ja see on hästi ilus ja oluline mõte ja ma tean paljusi inimesi, kes on saades teadlikumaks loomade heaolu teemadest ja tööstusfarmides heaolu probleemidest. See missioonitunne, mis võib kaasneda sellega, et sa tead, et sa seisad õige asja eest. Sa toetad protsessi, mis leevendab kellegi kannatusi. See on andnud neile ellu olulist tähendust. Just. Ja seda tunnet, et kui hommikul ärkad üles, siis on, mille nimel päev õhtusse veeretada, nii et see on kindlasti hästi oluline mõte. Suur tänu selle ettekande eest, Kristiina. Ja meie poolt väike kingitus siis ka. Aitäh. No nii, ja olemegi jõudmas tänase ürituse viimase osa juurde, kus me siis võtame kokku seni kuuldud mõtted ja kutsume kokku kõik senised kõnelejad ja vaatame veel otsa raporti peamistele leidudele ja mõtiskleme just loomade heaolu, puurivabade kanade munade ja vastutustundliku ettevõtluse peale koos siis seniste kõnelejatega. Nii et hetke pärast alustamegi paneeldiskussiooniga.
Hurraa! Tere tulemast paneeldiskussiooni viimasesse osasse nähtamatute loomade raporti lansseerimise üritusest. Vangerdasime siin natuke ümberpaigutust ja oleme nüüd valmis, et arutada üleminekut puurivabade kanade munade kasutamisele siin meie tarkade osalejatega, kes juba tänasele üritusele on olulise sisendi andnud. Ma alguses kohe küsiks just selle raporti valguses, et kui te kuulasite Mari-Liisi ettekannet tänasest siis värskest raportist toidusektori üleminekust puurivabade munade kasutamisele, siis mis on mõned kõige olulisemad leiud või mõtted, mis te sellest kaasa võtsite, kui mõtlete just loomade heaolu ja vastutustundliku ettevõtluse teemadele? Et mis tundus huvipakkuv, mis resoneerus teie tegevusvaldkonnaga? Ja hästi tore oleks kui kõik saaksid anda sisendi sellele küsimusele, et millised leiud sellest tundusid kõige huvitavamad? Kristiina, kas teed otsa lahti? Ma ütlekski võib-olla seda, et on positiivne, et tegelikult on hakanud ootus kasvama sellele, et me oleksime empaatilisemad kanade suhtes, et see on hästi positiivne, et ma arvan, et see on nagu kõige olulisem, et me näeme seda, et inimesed tegelikult soovivad, meil on vaja leida lihtsalt lahendused, kuidas siis seda soovi rahuldada. Et jah, kultuuriline muutus on toimumas. Just, et ma siinkohal ka nagu toetan seda, et see valmisolek justkui võiks siis justkui olemas olla ja nagu ma siin juba enne mainisin, siis kliendi esindajana tahaks näha ka nagu üsna sageli ju erinevatest uuringutest see me nagu arvame ennast paremad olevat, kui me tegelikult oma tegudes oleme, et seda nii-öelda vahet on väga hästi märgata, kui me vaatame müüke, reaalseid müüke, neid otsuseid poes versus siis seda, mida inimesed arvavad ja mõtlevad. Aga jah, nagu jutuks oli, et see valmisoleku selline suur tase, ma arvan, on kõige olulisem tähelepanek ja muidugi ka tootjate poolt, et nagu ma ütlesin, siis meil see töö tootjatega on selline igapäevane, et me proovime neid suunata sinna poole neid otsuseid tegema, sest me näeme, et see on vajalik ja oluline ja et on selliseid suuri tegijaid, et kes sellised otsused vastu võtavad, see on, ma arvan, kõige olulisem võib-olla jaeketi seisukohalt. Ja minu enda jaoks ka ma liituks kindlasti sellega, et see tarbija teadlikkus on kõrge ja olen ka nõus sellega, et me kuidagi nagu tahame ennast hästi mõelda Euroopa Liiduga ja läänemaailmaga kokku ja siis samas meil siin toimuvad sellised nagu praktikad, mis enam võib-olla selle ühiskonna väärtushinnangutega kokku ei lähe, aga mingid käärid seal tekivad, et kutsuks kindlasti üles tarbijaid ka mõtlema selle peale, et iga kord, kui me käime poes, siis me hääletame ja oma rahakotiga siis ja toetame ikkagi erinevaid siis pidamisviise selle läbi. Ja ka see tootjate enda valmisolek, kus tuli ka see meie, või kas just valmisolek, aga see, et nad näevad, et vältimatu on see üleminek, sellest tuli ka meie raporti pealkiri Tulevik on puurivaba, et nad tegelikult näevad seda, lihtsalt see võtab aega, see võtab investeeringuid, nad soovivad seda teha niisuguses rahulikus ja mugavas tempos. Ja see võrdlus Euroopa Liiduga ikkagi jääb ka kõlama, et ikkagi 1,5 korda vähem on meil neid kanu kõrgema heaoluga pidamisviisides. Ma võin siin tuua näite Emavirma poolt, et kui sellel hetkel, kui meie oma ambitsiooni paika seadsime, siis Emavirmas Ikas Rootsis müüdi 90% puurivabade kanade mune ja Eestis oli sellel hetkel täpselt topaalselt vastupidine olukord. Et see on, ma arvan, nagu kõige ehedam näide, et just see Euroopa versus see, kus meie tegelikult täna oleme. Ja, et see on niisugune laiem küsimus, mida võiksid nii ettevõtted küsida kui tarbijad, et kas me nüüd kuulume idablokki oma praktikatest ja oma tarbijakäitumise poolest või me tahame minna siis kõrgema heaolu ja kõrgema kvaliteedi suunas. Et see on selline tähtis mõtteaine kõikidele turuosapooltele. Hästi huvitav mõte tuli
Rimi ettekandest just välja, mida me oleme kuulnud ka teiste jaekettidega suheldes, et huvitaval kombel, kui vaadata toidukauplustes erinevate tootesegmentide lõikes, siis kanamunad on see toode, mille pihta on kõige suuremaid muutusi näha tarbija käitumise eelistuses. Kui räägitakse võib-olla, mis on veel rohkem kõlab, näiteks fair trade võib-olla või muud teemad, siis need ei ole nii tugevalt tõlgendunud ümber tarbija käitumises reaalselt muutunud ostuotsusteks. Mis te arvate, mis siis selle aasta või paari jooksul on toimunud nii head, et me oleme näinud just kanamunade lõikes tarbija valmisolekut, vaadates praegu, eks ju, see on ikkagi teatud hinna erinevusega. See võib teatud toote puhul tähendada 10 senti kallimat, võib-olla teatud toote puhul euro kallimat, kui mõtleme vabapidamissüsteemist pärinevate kanamunade peale. Aga et just analüüsides seda konstruktiivset poolt, eks ju, et mis seda segmenti on mõjutanud teie hinnangul ja mida me võiks veel rohkem teha, et see muutus katalüseeruks veelgi enam ja et ka 80% pealt, mis praegu on siis puuris peetavate kanade munad, et see number langeks. Mis te arvate? No, ma arvan, et kindlasti hästi oluline pool on siin see pool ka, et oleks võimalik ikkagi neid tooteid sinna poodi saada. Ehk siis see tootja pool, et seniks, kuni see valik on täna selline, nagu ta on, senikaua me paraku saame müüa seda, mida meile pakutakse ja mida ma olen üsna sageli ka öelnud, siis see, mida täna te poes näete, on kliendi nägu. Ehk siis ükski pood ei müü midagi, mis ei müü. Et selleks on see riiulipind lihtsalt liiga kallis. Et antud juhul, nagu ma tõin ka selle näite, et kui me tõssime need munad sinna välja ja tegime selle mahupakkumise, siis nii-öelda õnnelike kanad, antud juhul vist mäletan, olid õrrekanad, siis see asi lõppes sellega, et meil oli korraga väga suur port sõrrekanade mune, sellepärast et kliendid käisid ikkagi kuskilt sealt eraldi riiulist neid odavamaid otsimas. Ehk siis millal teeb tarbija selle otsuse, et ta eelistab nüüd üht või teist. Et kindlasti on siin aega vaja ja kõikide osapoolte, et kui sa küsid, mis siis aitaks ja kust see edu on tulnud, eks ta sellest selgitustööst kindlasti on, et erinevad osapooled on seda selgitustööd oluliselt rohkem teinud, et need, kes endale selle ambitsiooni on võtnud, on kindlasti sinna panustanud ja ilmselt ikkagi ka see teadlikkuse kasv, jah, aga jah, et selle sellisesse kiiresse edusse ma väga ei usu, et selles mõttes on see minu siukse pika kogemuse tulemusel ma olen natuke skeptiline selles osas. Ma mõtlesin sel ajal, et äkki võiks uurida lisaks, kas on mõni selline kampaania või mõni lähenemine, mis on ka Põhjamaades õnnestunud, mida võiks siia üle kanda. Ja teiselt poolt tekkis selline pooltoores mõte veel, et kas siin on potentsiaali äkki sektori üleseid kommunikatsiooni sõnumeid anda. Et tarbijatele nagu signaal anda valmisolekust ja mõjutada turgu. Et mis see sisu on, ma jään vastuse võlgu praegu täpsemalt, aga jah, kommunikatsioon ja turu harimine kindlasti on need kohad, mida saaks veel edasi pingutusena teha. Ja hind kindlasti. Mida rohkem on pakkujaid turul, seda väiksem on hind ja mida väiksem on see hinnavahe, siis puurivaba ja õnneliku kana muna vahel, siis seda suurema tõenäosusega, nagu ma rääkisin, see 80%, et kellele need asjad täna veel nagu ülemäära korda ei lähe. Et kuidas võib-olla ka läbi mingisugust tüüpi hinnapoliitika, mis on ajutine, kujundada inimestes harjumust, millest kujuneks harjumus valida ja vahel teha kompromiss võib-olla nende sentide arvelt siis mõnest näiteks vähem ostmisel. Et ma ei taha seda öelda nagu niimoodi, et kõik peavad seda valima, arvestades ka osad inimeste toidukorvi mahtu ja maksumust. Samas ma ei saa jätta ka siin välja toomata, et vastutustundliku ettevõtluse raames ühed suuremad probleemid on ületootmine ja tarbimine. Ehk siis võib-olla läbi tarbimisotsuste valides midagi vähem saad sa teha tervislikuma valiku. Et see võib olla üks viis ja võib-olla kauplus saab seda
ka omalt poolt nagu nähtavaks teha, et mis on tervislik toidukorv ja võib-olla seal on vähem asju, aga nad on palju nagu nii-öelda hoolivamalt toodetud ja sulle tervisele kasulikumad, et selliseid mõtteid siia võib-olla tooks täna sisse. Mari-Liis, kas sa oskad midagi lisada veel, et mis võib olla mõjutanud seda? Ja ma olen nõus, et kindlasti see väärtusruumi muutus ja võib-olla probleemiks võib vahel kujuneda ka see, et see loomade heaolu temaatika ja kõik need probleemid, mis meil ühiskonnas on ja kus me peaksime tegema paremaid valikuid, tundub selline hästi suur ja keeruline komplekt. Aga me nähtamatutes loomades hästi keskendume väikestele valikutele. Ja ka siis, kui me räägime nüüd munakanade heaolu probleemidest ja sellest, et kuidas siis teha valikuid, et inimesed võib-olla tarbijate poole pealt siis just mõtestaksid enda jaoks rohkem lahti selle, mis on see minu roll, kus on see minu väike asi, mida ma saan teha, et hakata pihta selle suure probleemi lahendamisega. Et võib-olla seda poolt siis veel tarbijatele rohkem rääkida, eks me tööd selle nimel ka teeme. See on hästi oluline mõte just, et reaalselt nähtamatute loomade töös kõik need korrad, kui tarbijad on eelistanud puurikanade munade asemel siis vabalt peetavate kanade mune, need on tõlkunud toidukaupluste jaoks situatsiooni, kus nad näevad, et see on teema, millega tasub tegeleda, eks ju, ja saanud signaali sellest, et olgu, me peame vaatama üle oma otsused, millel me baseerume munade valikul ja sellel on hästi suur mõju, eks ju, lindude pidamistingimuste parandamisele, et see tarbija motiveerimine veel kindlasti on väga oluline. Ja ma lisaks võib-olla, ma lisaks võib-olla seda ka, et see loomade heaolu meie ühiskonnas on oluline, et me ei ela sellises väga karmis väärtusruumis, et Eesti tarbijad ei hooli. Nad hoolivad, aga jah, just see, et kuidas me nüüd teha saame midagi. Et see on hästi oluline. Ja ma tahan lisada seda, et näiteks Rimi e-poes kliendid eelistavad enamasti mahedaid vabapidamisel kanade mune. Et aga täna me räägime ikkagi väiksest osast, eks ole, kogumüügist, et aga see on selline huvitav fakt, et miks just nemad, eks ole, need inimesed, kes otsustavad tellida kaupa, et millele tasub mõelda ja millele ma võib-olla näen ka veel mingit sorti seost, on see, et täna me müüme, eks ole, mahedaid vabapidamisel kanade mune, et mahe versus tervislik, ehk siis ka tervis on tõusnud hinda, et mitte versus tervislik, vaid just, et mahe tähendab üsna sageli inimeste jaoks, et see on minu tervisele parem ja täna mahedalt sa saad osta ju õnnelike kanade mune, et see seos võib-olla on ka oma panuse andnud siin. Ja see e-poe teema on hästi huvitav, et kas seal võib olla see, et see on see läbimõeldud otsus. Just see, mis sa välja tõid ka oma ettekandes, et kui minnakse nii-öelda kodupoodi ja sealt võetakse see, mis on kättesaadav. Versus siis see, et inimene rahulikult kodus seal e-poes mõtleb oma ostu läbi. Võimalik. See on huvitav mõte, jah, et ma olen seda ise ka täheldanud, ja ka mahedad viljad üldse lähevad ka e-poes paremini kaubaks, et selles mõttes, või hästi kaubaks. Et ei saa võib-olla öelda, et päris ülekaalukalt, aga et igal juhul on see trend on huvitav. Mul tekkis korraks üks praktiline küsimus enne, kui sa arutasid just munatootjate poole pealt, et oleks vaja rohkem kohalikku puurivaba tootmist, eks ju, et kui üks suur munatootja tuleks Rimi jutule plaaniga, et aastaks 2025, 2026 me siin kaalume, praegu paneme numbreid kokku ja mõtleme üleminekule puurivabale tootmissüsteemile. Kas me saame loota, et Rimi on meie koostööpartner? Mida Rimi vastaks sellele? Täna on see kommunikatsioon käinud teistpidi. Et me pigem oleme meie need, kes läheme nende jutule ja ütleme, et millal te võiksite muutuda ja millal te teete selle otsuse. Ja olgu veel siinkohal öeldud, et suurele eaketile on reeglina omane see, et tullakse ja koputakse meie uksele, eks ole. Et aga siinkohas, nii nagu ka ma tõin näite nende kalade puhul, oleme selle initsiatiivi pidanud võtma meie. Ehk siis ongi mingisugused täpselt need samad jätkusuutlikud otsused, mille puhul see switch on teistpidi, et meie oleme need, kes me heas mõttes toome välja, et mida me tahame ja kuidas me seda tahame. Et jah, täna väga lahkelt võtaks kõik vastu, kes tulevad selle otsusega, aga pigem me näeme, et see tuleb väga vaevaliselt.
Ja see on väga julgustav just selles osas, et vahel tundubki, kui tahta vastutustundlikus ettevõtluses ja loomade heaolu suurendamises muutust esile kutsuda, siis on eks ju 3 suunda, mida mõjutada. Ongi tarbijateadlikkus, munatootjad või tootjad ja jaekaubandus. Ja kui tarbijad ütlevad tihti, et ei, selle otsuse peab tegema jaekaubandus või munatootjad. Munatootjad ütlevad, et ei, see sõltub tarbijatest ja jaekettidest ja jaeketid võivad öelda, ei, see sõltub tarbijatest ja munatootjatest, et siis see vastutuse delegeerimise ring võib olla väga tugev, on ju. Aga praegu see on hästi tore, kui jaeketid, kes selle otsusega on huvitatud sellega edasi minemast, saavad öelda tootjatele, et hei, ootame teie poolt ka selle otsuse vastuvõtmist ja puurivabale munatootmisele üleminekut, et see on kindlasti ja üsna hea sageli tendents. tegelikult sellised suured jaekettide otsused ja nii-öelda, ma ei taha öelda nõudmised, aga et me otsime partnereid, ma mäletan, et näiteks hetkel on meil ka teemaks ka näiteks sertifitseeritud palmiõli kasutamine oma märgitoodetes, ehk siis see ahel näeks siis välja nõnda, et kui me ütleme suurele, võtame küpsisetootjale, et me soovime, et Rimi küpsised tuleks ainult sertifitseeritud palmiõlist, siis see küpsisetootja, kes muidu teeb ka bränditooteid, ostab siis reeglina, sest et sertifitseeritud ilmselt on natukene kulukam, ta peab selleks rohkem vaeva nägema, mis ühtlasi ka panustab tegelikult, eks ole, ju loomade, sest vihmametsad jäävad alles, loomadel kodu, et see tootja siis teeb selle otsuse ka oma bränditoodete osas, sest tal ei ole mõtet mitut liini lahti hoida. Ehk siis tegelikult see otsus, millega jaekaubandus teda justkui natuke suunab tegema, et meie sooviks, et meie tooted oleks tehtud sellisel viisil, siis see mõjutab ka tema muud tootmist. Ehk siis see kett, kes ei ole otsustanud seda sertifitseeritud palmiõli saada, saab need bränditoodete kaudu selle sama suure teise mõjutaja otsusest. See on väga hea tendents, eks ju, et jah. Aga kui me mõtlemegi just laiemalt, siis vastutustundliku ettevõtluse ja loomade heaolu positsiooni peal, et läbi ürituse käis läbi just see idee, et see on natuke nagu sellises väiksemas rollis olnud senini, aga on näha positiivseid suundasid. Mis on teie hinnangul peamised takistused, millega peaks veel töötama, et loomade heaolu oleks vastutustundlikus ettevõtluses nähtavamal ja olulisemal kohal, eriti kui mõelda näiteks Eesti konteksti, kus nüüd me võimegi teemaga minna laiemaks kui ainult munatootmine, kus näiteks võib-olla lihatootmine on väga tööstuslik, eks ju, et teatud toodete lõikes puudubki väikekasvatuse alternatiiv, eks ju, et mille kallal peaks veel töötama, et see situatsioon paraneks ja loomade heaolu oleks kõrgem väärtus ja oleks tagatud ka vastutustundlikus ettevõtluses? Kristiina, mis mõtted sul tekivad? Mulle tundub, et üks teema, mis korra siit käis veel läbi, on üldiselt tervise teema tähelepanu alla tõstmine ja üleüldine hoolivus, et me tegelikult näeme praegu seda, et haridussüsteemi tehakse ettepanekuid vastutustundliku ettevõtluse õppekavasse toomisel, et ma tuleks sinna keskkonda korraks mõttega ja ütleks, et kuidas ja millise mõtteviisiga me kasvame üles ja aktsepteerides ja austades ka seda, kust me tuleme ja kuidas siis see muutus nii-öelda teadlikkuse suunas ja kuidas see kõik need võimalused ja eeldused luua, et üha rohkem me muutuksime ja oleksime võimekamad hoolivat ettevõtlust toetama oma valikutes ja selles, mida me loome. Aga tulevased juhid näiteks, et kuidas nad valivad asju teha. Ja see, kuna see on nii kompleksne, millest ta kõik koosneb, siis mulle tundub, et inimeste jaoks võib olla hästi praktiline see, kui nad teavad, et mingi valik on neile igatepidi tervislikum. Ja nad tegelikult selle valikuga vähendavad vägivalda ühiskonnas, et nende lapsed ja lapselapsed ei pea selliste teemade üle enam vaidlema. See valik tegelikult on nendele tervislikult mahe ja kasulikum. Ja mulle tundub, et näiteks see koroonakriis on toonud tervise teema, mis on positiivne pool, on toonud tervise teema fookusesse. Me hakkame rääkima isiklikust vastutusest rohkem oma tervise pikaajalisel kujundamisel. Kui palju me saame seda tegelikult ära teha selle heaks.
ja selle kaudu ma usun, et edu saavutavad jaeketid, kelle üheks väärtuseks on tervislik inimene. Ehk siis seda teemat saaks nagu igast suunast seal teadlikkust tõsta erinevatel viisidel. Väga hea. Absoluutselt nõus, et see tervise teema on kindlasti eriti siin kogu Euroopa tasemel, kus rasvumine ju aina kasvab, eks ole, on miski, mis kindlasti võib mõjutada, aga ma usun, et ka see rohepöörde mõju on kindlasti siin ka oma mingisuguse mõjuga kogu, kui ma rääkisin, et millest Rimi alustas ja millest tegelikult igaüks peaks alustama, on see peeglisse vaatamine, et kuidas me saame olla jätkusuutlikumad, kuidas me saame olla inimlikus mõttes lihtsalt paremad. Et kui kõik vaataks niimoodi sellele otsa, ka need, kes täna loomatööstuses, eks ole, tegutsevad, siis nad saavad väga hästi aru, et mis need käigud tegelikult saavad olla. Et ja kuna me sellest ju rääkisime, et see tendents täna Eestis on, iga mujal on, et siis see kindlasti toob kaasa selle, et hakatakse ka mõtlema sellele, et kuidas ma siis toodan seda, kuidas ma siis, kuidas see kui läbimõeldud ja mida ma saaks veel paremini teha, nii et ma usun, et me ei pea väga kaua siin ootama. Ja siis oli huvitav mõte lihafoori kohta, kuidas hästi tore algatus, hästi oluline teema, millest rääkida, aga praegu mitte reaalselt praktiline, lihtsalt seetõttu, et ei ole kättesaadavalt lihatooteid, mis siis saaks rohelise märgistuse pakendile, sest et tootmine on erakordselt tööstuslik ja selle jalajälg seetõttu ka väga suur. Nii et, aga siin peaks muidugi mõtlema korraks ka sellele, kas me tahaksime. Ehk siis, kas me tahame minna üle sellele, et üle Eesti on neid, sest et kui me arvestame seda, kui palju täna liha ostetakse ja süüakse ja kui me siis tahaksime seda kestlikku liha, siis see tähendaks seda, et meil peaks olema oluliselt rohkem lihatootmist, ka neid väikseid tegijaid. Kas me tahame neid oma tagahoovi, et see on nagu teine küsimus, eks ole. Jah, me oleme selle nähtamatutes loomades paigutanud ümber või parafraseerinud nõndaviisi, et kui praegu keskmine eestlane sööb 80 kilo liha aastas, mis on umbes 3-4 korda rohkem kui Tervise Arengu Instituut, eks ju, toidupüramiidi kohaselt soovitab, et siis lihatarbimist tuleks vähendada, eks ju, et see oleks see 2 tikutopsi suurune kogus maksimaalselt päevas ja see pärineks siis nendest väikekasvandustest, kus esiteks loomade heaolu on tagatud ja kust tuleb kvaliteetsem liha, millega ei kaasneks, eks ju, väga palju räägitakse antibiootikumide resistentsusest, mis on üks kõrvalmõju, mis tööstusliku lihatootmisega kaasneb. Nii et meie käsitluses selleks teistmoodi, eks ju, et need rohelise lihafoori tulemuse saavad lihatooted, et neid tarbitakski vähem kogu mõjus, eks ju. Nii et töötame selle nimel, et väikekasvatused oleks Eestis ka levinumad. Ja ka Mari-Liis, mis su vaatame? Minu lemmikud on ju ikka ettevõtted ja jah, et ma ütleks võib-olla seda, et ettevõtetele võib arvata, et sellised teemad tihti on sellised tüütud ja töörikkad, aga ettevõtetel on tegelikult tohutu võimalus luua hästi positiivset muutust. Ja et seda nagu tasuks ka lahti mõtestada enda jaoks, et ettevõtted tarbivad mune oluliselt rohkem kui üksiktarbija, kui perekond, see on ikkagi väga-väga suur vahe. Kui ettevõte teeb siis kanade heaolu koha pealt positiivse otsuse, see tohutu suure mõjuga võrreldes üksiku tarbijaga. Samas jälle tarbija mõjutab, eks ole, ettevõtteid, et see ongi selline vahva mõtteharjutus, et kumb siis on suurema mõjuvõimuga, et kas siis need ettevõtted, kelle otsusel on hästi suur mõju, või siis need tarbijad, kes mõjutavad ettevõtteid. Et seda võib, see on niisugune muna või kana küsimus. Aga jah, et võib-olla mõelda nii pidi, et see on ka võimalus väga palju ühiskonda panustada, loomade heaolusse panustada oma otsuse kaudu, millel on väga suur mõju. Ja, kinni saba lahti, eks ju. Ja ma lõpetuseks küsiks natuke sellise veel tulevikku vaatavama küsimuse, et mis te arvate, mis järgmise 5 aasta jooksul vastutustundliku ettevõtluse ja loomade heaolu teemades toimuma hakkab? Kas te olete optimistlikud või pessimistlikud, et kuidas te näete seda valdkonda?
Üldiselt väga optimistlikult. Ehk siis ma tegelikult näengi seda, et terviseteema tõuseb esile. Ma arvan, et see juhtub üha rohkem ja sellele aitab kaasa tänane olukord kogu maailmas. Ja isiklik roll oma tervise eest vastutamisel ja sellist teadlike valikute tegemisel, et see saab oluliseks ja ettevõtetelt hakatakse üha rohkem ootama ka siis vastavat kaupa. Ma arvan, et see on pigem ikkagi trend ja see on väga rõõmustav, sest et mis saab olla parem kui tervislik elukeskkond ja terve inimene, et õnnelik planeet ju. Ja ma võib-olla siin lisan veel, et ma olen kuulnud, et uus trend on superkohalik. Et ma arvan, et see on ka miski, mis juba mujal on kuulda näha, et seesama, et mitte see, et sa lähed kuhugi sööma või toidupoodi, et sa tahad, et see oleks Eestist, vaid et kui sa oled Viljandist pärit, siis sa tahad, et see oleks Viljandist. Et ma arvan, et see on selline armas mõte, mis kindlasti räägib nagu selle kõige kasuks, millest me oleme täna siin rääkinud, et mida lähemal, mida kohalikum, mida paremini toodetud ja et kui see jõuab siia ka, siis meil on kõik hästi. Ma lisaks siia, et siis oleks ju tore saada need puurivabade kanade munad mitte Baltikovast, vaid ikkagi Eesti tootjatelt. No, absoluutselt, loomulikult. Ja, no mina olen muidugi positiivne, meie jaoks on ju eesmärgiks võetud 2025, mis on isegi vähem kui 5 aasta pärast, et eks me kõvasti tööd selle nimel teeme, et suhelda ettevõtetega, olla ettevõtetele toeks oma siis teadmistega ja kõige sellega ja samuti siis tõstame ikka jätkuvalt tarbijateadlikkust ja järgmisest nädalast on meil jällegi kanade reklaamid tänavatel Tallinnas ja Tartus, et teeme kõvasti siis tööd selle nimel, et toetada. Väga tore. Suur tänu teile kõigile oma mõtteid avaldamast, oma perspektiivi avamast ja kaasa mõtlemast ja hoolimast nendest teemadest, et võttes nüüd paneelarutelu ja tänast üritust ja kogu siis selle täna värskelt avaldatud raporti teemat kokku, mille pihta ürituse ajal hästi tore sain just teate, et ka BNS on sellest pressiteate teinud, nii et kõik see, mis me arutasime, et teemast on vaja rääkida, teadlikkust kasvatada ja nii edasi, et asju toimub, protsess liigub heas suunas paremuse poole, ja mulle eriti meeldisid selle viimase küsimuse vastused veel, mis tõid välja optimistlikku suunda ja põhjust keskenduda heale. Mitte anda alla, isegi kui vahepeal tundub, et on keerulisem ja kas ikka tarbija tuleb kaasa ja kas ikka ettevõtted on valmis selle otsuse langetamiseks. Ma arvan, et see meelesitkus ja oma meeles hoidmine, just see, et mille nimel me tegutseme, eks ju, et loomade heaolu on üks erakordselt oluline teema, aga ta on seotud nii paljude oluliste valdkondadega, kas see on seotud inimtervis, tänu sellele, et meie toidulaud on puhtam, jätkusuutlikum, pärineb kvaliteetsemast tootmisest või keskkonnahoid läbi selle, et tööstuslik loomakasvatus väheneb ja ei saasta meie elukeskkonda niivõrd palju. Nende teemade meeles hoidmine meid kindlasti nähtamatutes loomades iga päev motiveerib, et nende eesmärkide nimel tegutsemist jätkata ja tänase teema valguses siis veel kord, et oleme toidusektori firmadele ja koostööpartneritele seda raportit välja saatmas, et anda veel kütust nende otsuste vastuvõtmiseks, anda tuge munatootjatele julgustuseks, et anda märku, et puuridest loobumine on see otsus, mida ettevõtjad ilmselt mitte kunagi ei kahetse. Ma ei ütle, et see on lihtne, aga see on õige asi, mida teha. Vaadates nii majanduskeskkonda kui muutuvaid tarbijate eelistusi. Nii et aitäh veel kord kõigile, kes täna esinesid, mõtlesid kaasa, kuulasid meid YouTube'i või Facebooki otseülekande vahendusel ja tulevik on puurivaba. Lõpetame selle ilusa mõttega ja töö jätkub selle nimel, et see ilus idee reaalsuseks saaks.
aitäh kõigile!